Tere jälle, head kuulajad, et täna on väga huvitav teema, toitumine. See on nii lai ja nii põnev teema. Praegu hetkel on niisugune infoküllus, et ei tea enam, mida uskuda ja mida võib süüa ja mida mitte. Ja väga-väga hea meel, et tänane külaline on Liis Orav. Tere! Tervist! Aitäh, et tulid! Ja, absoluutselt, võta heaks. Ja et jagad seda teemat, et olen jälginud ka sind pikemalt juba ja väga kõnetab see, mida sa jagad ja on väga kasulik. Super. Et hakkamegi minema siit, et võib-olla kõigepealt see teema. Mina viimasel ajal olen uurinud veregrupipõhist toitumist, olen teinud toidutalumatuse testi, seal on veel Ayurveda, seal on veel kõik 1000 asja, et millised nii-öelda sellised suunad on õiged? Võib-olla võtame kõigepealt selle veregrupipõhise toitumise. No võib-olla ma hoopis hakkan natuke laiemalt pihta, et nagu öeldud, et see toitumisteraapia või toitumine kui selline on niivõrd unikaalne ja need vajadused on igal ühel nii erinevad vastavalt tema elukaarele, vanusele, vastavalt tema füüsilisele pingutusele, stressitasemele, vastavalt tema konditsioonidele, tema haigustele. Et selles osas ei ole tegelikult sellist kindlat reeglit, mis ütleb meile, et täpselt nii me peame ja teisiti me ei tohi. Elu kestel, kui me nendel otsingutel oleme, siis väga sageli me jõuame enam-vähem selleni, mis meid kõnetab ja millega me ennast kõige paremini tunneme. Ja isiklikult ma olen ka käinud läbi väga pika teekonna ja ma ütlen, et kõik need sellised ämbrid ma olen läbi kolistanud oma pikal teekonnal ja ma võin öelda, et nüüd aastakümneid hiljem, ma tean täpselt, mis mulle sobib ja mis ei sobi, aga nooruses reeglina me oleme väga altid katsetama ka neid selliseid väga äärmuslikke asju, mis siis sageli tegelikult võivad nii-öelda bumerangina hoopis vastupidist efekti kaasa tuua. Nüüd, kui sellest veregrupi dieedist rääkida, siis alati on see jutt või see lisaklausel, et see ei ole tegelikult teaduslikult tõestatud. Et meil ei ole sellist teaduslikku tõestusmaterjali, aga samas, ütleme, need praktikud, kes seda kasutavad, enam-vähem neid selliseid tõekspidamisi, võivad siiski öelda, et inimesed jagunevad oma konditsioonidelt, oma sagedamini esinevatelt vaevustelt ikkagi kuidagi veregrupi põhiselt võrdlemisi nii-öelda samasse valda. Ja öeldakse ka, et väga sagedi on neil sarnased defitsiidid veregrupiti. Nii et mina ka kasutan ikkagi oma sellises üleüldises integratiivses lähenemises kliendile. Ma alati võimalusel arvestan ka tema veregruppi ja vaatan, mis on seal need kattuvused, mida ma näen, ongi see, et inimesed veregrupiti armastavad süüa sarnaseid asju, nad vaevlevad samade vaevuste käes, et siiski midagi seal on, aga nagu öeldud, suurt teadust selle taga ei ole ja keegi ei ole ka väga palju huvitatud rahastama, eks ju, kõike seda, sest mis see siis kaasa toob, mitte midagi, eks ju, et need uuringud ei anna nagu väga palju nii-öelda tagasi rahaliselt siis sellele uurijale. Jaa, olen ka enda peal kogenud kõike, olen vegan olnud mingit aega, tekkisid mingid erinevad vaevused, rauapuudus, B12 puudus ja nii edasi, kehakaal oli väike ja hakkasin jälle liha sööma. Nüüd ma tunnen ka, et see käib natuke ka niimoodi, et on erinevad nagu trendid ja erinevad perioodid, et mingi aeg oligi selline tohutu vegan selline buum. Toortoidu buum, eks ju. Täiega. Sealt oleme läbi käinud. Ja nüüd ma tunnen, et nüüd on nagu teine buum, et nüüd on küll keto on olnud mingit aega ja nüüd tuleb ju karnivoorluse buum, et okei, me jõuame ka sinna kõik see, et taimes need enda need kaitsevahendid on ju saladid ja mis need on, lektiinid ja glükaalkaloidid. Et okei, aga oota, lähme sealt vaikselt edasi, et ma tegingi nüüd selle veregrupi testi on ju ja tegin ka selle toidutalumatuse testi ja need ka nagu väga kattuvad. Kuidas selle talumatuse testiga on?
kas see seal nagu need asjad muutuvad, on neid üldse vaja muuta või kuidagi kehale mingeid toitaineid harjutada või milline hoiak sinul selle toidu talumatuse testiga on? Ütleme nii, et see toidu talumatuse test minu selliste päris tavaliste tööriistade hulka ei kuulu, et ma väga sageli ei saada kliente seda tegema, vahel inimesed on lihtsalt oma initsiatiivil jõudnud selleni. Ja seetõttu ütlengi, et see toidu talumatuse test väga sageli ikkagi viitab sellistele värsketele talumatustele, et see ei ole midagi, millega me sünnime, see ei ole midagi, mis 5 aasta pärast sama on, see näitab nagu hetkeseisu ja sellega seoses ei saa nagu väga pikalt ulatuvaid järeldusi selle baasil teha. Üks asi veel, kui meil on väga viletsas seisus sooletrakt, ütleme see tänapäeval nii levinud termin lekkiva soole sündroom, mis tegelikult siis nii-öelda teaduslikult väljendatuna on soole limaskesta permeaabluse suurenemine. Kui meil on tekkinud lekkiva soole sündroom, siis meil automaatselt on rohkem toidutalumatusi. Ja seetõttu sellel hetkel, kui on juba nagu sooletrakt põletikuline, kui see soole läbilaskus on suurenenud, minna tegema toidutalumatuse testi, see tegelikult ei anna meile mitte mingisugust sellist laia põhjalist järelduste tegemiste materjali. Sellepärast, et nagunii see tundlikkus on suurenenud, oraalne ehk siis nii-öelda suukaudne tolerants ehk vastuvõtlikkus, võimekus taluda erinevaid toite on vähenenud. Ja siit tulebki see, et see ei ole kõige mõistlikum raha kasutamise moodus sellel hetkel. Vahel, kui inimestel on selliseid arusaamatuid asju, mis näiteks tekitavad mingisugust tugevat väsimust või nahaprobleeme, siis nad tegelikult saavad küll sealt midagi, aga nagu öeldud, see ei ole selline pikaajaline ja selline pikaajalise järelduste tegemise materjal, vaid ikkagi näitab lühiajaliselt seda vastust. Okei. Aga nagu sa algul mainisid ka, et me kõik oleme väga nagu individuaalsed, me oleme indiviidid nagu ja ei saa ühe puuga nagu lüüa, aga et oletame, ma tahan nagu võtta end kätte või mul on mingid, ütleme, nahaprobleemid või ma olen väsinud või midagi, aga ma täpselt nagu ei saa aru, kust ma nagu pihta pean hakkama, et kas on mingid testid või mingid vereproovid või midagi, mida nagu kõik võiksid teha kõigepealt, et üldse nagu aru saada, kuhu suunas ma liikuma nagu pean. Võt väga raske on keha tasakaalustada juhul, kui meil on täiesti konkreetsed toitainelised puudused, mis juba vereproovistki vastu vaatavad, eks ju. Osa asju me enam-vähem võime nagu eeldada konditsioonipõhiselt, eks ju, et kui on väga tugev stress, siis me peame panustama lisamagneesiumiga ehk, eks ju, ja C-vitamiiniga. Kui on väga palju sellist põletikku, siis me nähtavasti peame kontrollima D-vitamiini ja omega-3 taset või lihtsalt selle toiduga rohkem panustama või ka lisanditega. Aga mina tavaliselt küll soovitan teha ka sellise väikse ülevaate või sellise hetke status quo hindamise läbi vereproovi. Ja need vereproovid on täiesti selline mainstream peavoolu, ei mitte mingeid raskeid ülikalleid teste. Hemogramm, mida ma tahaks kindlasti näha, on alati ka B12 tase, sest see on väga tavaline defitsiit tänapäeval. Ja ma kahtlustan, et on meie keskkonnas väga palju selliseid keskkondlikke mingisuguseid toksilisi ühendeid ka, mis tänapäeval seda B12 isegi neil, kes söövad loomset, ikkagi madalamaks suruvad. Et siin on nagu selline küsimärk, et mis seda täpselt põhjustab, aga igal juhul see tuleks üle kontrollida. Ma tahaks väga teada, milline on rauatase. Just nimelt rauadepoo, ehk siis selle hemogrammist vaadatava hemoglobiini ka me lihtsalt ei saa alati olla kindlad, et see näitab ka meie raualadu kehas. Selleks me peame ikkagi vaatama natukene sissepoole ja tegema ka ferritiini ehk siis rauadepoo analüüsi. Mida tahaks veel näha? Ma olen väga huvitatud selliste alaägeda põletiku markerite vaatamisest. Ma tahan näha homotsüsteiini. See on üks kõige sagedamini nii-öelda vaeslapse ossa jäävatest analüüsidest, mida perearstid ei armasta. Väga meelalt tehakse seda kolesteroolipaneeli, aga homotsüsteiin, mis on nii palju olulisem meie üleüldise sellise põletiku hindamisel, just nimelt alaägedast põletikust käib jutt, toitaineliste nii-öelda puudujääkide hindamiseks, selle hindamiseks, kui hästi me metüülime või mitte, see on natuke sellise, võib-olla mitte nii teadaolev termin, aga väga oluline.
selle jaoks on see homotsüstein ülioluline. Ja olgu siis öeldud, et ta on ka kolesteroolist sõltumatu veresoonte tervise marker. Ta on kolesteroolist sõltumatu infarkti ja insuldi ja kõikvõimalike neurodegeneratiivsete haiguste hindamise marker, aga siis ka insuldi ja infarkti puhul ta annab meile nii palju paremat ülevaadet kui see kolesteroolile peale vaatamine. Et kui homotsüstein on ikkagi kõrgem, siis on ikkagi vaja kiirelt nagu jalad kõhu alt välja ajada ja midagi teha. Siis ma tahaks väga näha 3 kuu veresuhkru keskmist. See on see niinimetatud glükohemoglobiin, mida ma vaatan. Ja siis vastavalt konditsioonile veel 11 ja 3, eks ju, mis võib-olla siis juba konsultatsioonil välja tuleb, mida veel lisaks uurida. No kilpnäärme probleemid on tänapäeval naistel hästi tavalised. Ülekaalu probleem, mis on jälle omakorda ripub ära võib-olla kilpnäärme teemadest, siis oleks vaja teha see paneel. Siis võib-olla, kui on mingisugused põletikulised konditsioonid, sa tahtsid ka rääkida psoriaasist, eks ju, et siis on vaja ikkagi vaadata üle ka need akuutse põletiku markerid nagu erütrotsüütide Z-reaktsioon, CRP, eks ju, C-reaktiivne proteiin. Ja nii enam-vähem. Võt nende baasil juba saab hakata üht-teist midagi järeldama, eks. Selleks on nagu hea ikkagi pigem tulla aina konsultatsioonile, et mitte hakata seal ise midagi leiutama. Jaa, sest nagu öeldud, integratiivne lähenemine või integratiivne meditsiin, mis haarab ka kõikvõimalikud tavameditsiinile nagu lisaks tehtavad teraapiad ja meetodid keha toetamiseks, eks ju. Et integratiivne meditsiin on nende markervahemike suhtes pisut nõudlikum. Me ei rahuldu selliste laiade vahemikega. Me otsime alati vereanalüüsist seda optimaalset vahemikku. Ja seetõttu ka, et vahel, mis perearstile võib tunda, et see on täitsa okei, integratiivne meditsiin hindab seda juba sellise dünaamikana nagu nii-öelda katastroofi suunas. Et me ei taha nagu olla teel, eks ju, kuskile allamäge või kuristikku, me tahame ikkagi olla teel ülesmäge või lihtsalt väga heas vahemikus, et see on nagu see, mida me tahaksime. Aga kui võtta ikkagi proovida nagu ühe puuga panna, see ei ole võimalik, aga et kas on ikkagi mingi toitumise viis, mis nagu peaaegu kõigile sobib, et kas ongi hea süüa vähe süsivesikuid ja ketotoitumist või kuidas sinu nagu nägemus see on, et mida nii-öelda soovitada tavainimesele nagu? Et siin tulevadki mängu need igaühe eripärad, aga laias laastus põletiku vastane toitumine on see, mida ma olen siin viljelenud ja mäetippudelt hõiganud juba aastaid ja aastaid. Et me peaksime sööma niimoodi, et meie veresuhkrunivoo oleks ühtlane päeva jooksul, ei kõiguks üles alla. Me peame sööma nii, et meie rakud oleksid hästi energiseeritud, et meil ei tekiks liiga palju selliseid inetuid vaheühendeid, mis kipuvad kuhjuma ja takistavad meie energia tootmist, eks ju, ja see energia on ju see, mille najal me purjetame iga päeva elus, eks ju. Me peab olema hea rakuenergia tootmise võimekus kehas. Siis me suudame paremini hallata kõikvõimalikke infektsioone, suudame paremini pärssida kõikvõimalikke põletikke ja nii edasi. Et selles osas ütleme, igaüks võiks siis leida nagu selle söömismeetodi, mis hoiab tema suhkru paremini tasakaalus. Nüüd tänapäeva läänelikus menüüs me meeletult pingutame üle süsivesikutega. Et öeldaksegi, et me peaksime tegema väidetavalt keskelt läbi selline 2-3 tundi trenni igapäevaselt, et kuidagigi nagu tasakaalustada, tasalülitada seda üleliigselt söödavat süsivesikute mõju. Ja kuna me reeglina ei ole kõik mingid profisportlased, kes 2-3 tundi päevas, eks ju, on spordisaalis, siis teine võimalus me lihtsalt vähendame neid süsivesikuid, eks ju, see aitab meil paremini hoida tasakaalus ennast. Nüüd, mis puudutab siis loomset valku, siis see on ka, kuna valk aitab meil hoida veresuhkrut tasakaalus, siis valgu kogusmenüüs peab ka olema ikkagi eesrindlik. Valk ja kiudaine on need 2 asja, mille abil me hoiame veresuhkrut tasakaalus. Ja siin tulevad mängu igaühe eripärad, kes saab paremini hakkama taimse valguga, kes vajab kindlasti lisaks ka, ütleme siis, loomset valku.
on tõesti inimesed, kes veganlusega suudavad oma keha tasakaalus hoida. Veregrupist rääkides, kui me näiteks viitame 0 veregrupile, 0 veregrupi ootab eest totaalne katastroof, kui ta püüab ennast tasakaalus hoida ilma loomset valku menüüsse kaasamata. Seda ma näen igapäevaselt, ma ise olen ehe näide, et ma ütlen veel kord, et ma ei ole kunagi olnud ülekaalulisem ega rohkem depressioonis kui siis, kui ma püüdsin olla vegan ja ma olen 0 veregrupi esindaja. Nii et selles mõttes, kui inimene nagu, kui tema sooletrakt on korras, ta ei pea tegelikult kartma ei neid lektiine, ei neid fütaate, kõiki neid antitoitaineid, mis taimedes on. Me saame kõigega väga hästi hakkama, me saame segatoiduga väga hästi hakkama, me võime olla omnivoorid täiesti lihtsalt ja kergelt. Aga probleemid pigem tekivad siis, kui on mingisugused sellised eelsoodumuses olevad või juba välja kujunenud mingid vaevused ja siis inimesed püüavad nii-öelda neid karisid ületada, tehes mingisuguseid väljajätelisi dieete. Küsimus oleks hoopis selline, et aga miks sa ei talu neid teisi asju, mis sul viltu on, et tegeleme pigem selle taustamehhanismide paremaks timmimisega ja siis sa hakkad ka taluma segatoitu, nii loomset toitu kui taimsetest kõiki neid antitoitaineid, eks ju, mis sageli tekitavad probleeme praegu. Ja, mul põrut on ka see 0 veregrupp ja ka pigem nagu vegani poole, aga tal ongi ka nagu aeg-ajalt ikkagi mingid õunad ja asjad nagu panevad kõhu korrast ära. Et, aga oletame, kui ongi 0 veregrupp, oletame, aga üldse liha ei lähe nagu, et mida nagu teha sellises olukorras? Aga meil on loomsete valkude osas veel nii palju ju valikuvõimalust, eks ju? Ega ei pea olema liha, võib olla kala, võib olla muna, võib olla piimatooted, eks ju, need mingisugused, kindlasti siis mitte mingid suhkrustatud variandid, vaid ikkagi sellised hapendatud piimatooted või igal juhul kõige paremini ütleb ära see samane aeg-ajatine vereproovi tegemine. Ja kui sa ikkagi näed, et su B12 on madal, me saame kaudselt vaadata ka mingit tsingi staatust teatud kaudsete markeritega. Kui su rauatase on madal, su tsingitase on madal, su närvisüsteem vajab paremini koordineerimist. See on vihje sellele, et sul on vaja rohkem just nimelt neid toitainegruppe, mis aitavad siis sul neid defitsiite vältida. Ja mis on selline tavaline veganluse puhune defitsiit ka, millest vähem räägitakse, et kõik räägivad madalast rauast ja madalast B12, aga tsink on üks nendest toitainetest, mineraalainetest, mida me saame nii palju paremini kätte loomsest kui taimsest. Ja väga paljud, ütleme siis taimetoitlased ja ka veganid on tsingiga hädas, madala tsingi tasemega. Nii et seda juba ütleb ära, ma olen väga palju ärevaid veganeid näinud ja toortoitlasi ja taimetoitlasi, ütleme. Et tsink on esimene asi, mis aitab koordineerida närvisüsteemis kõiki neid heaolu nii-öelda tootvaid närvivahendusaineid, serotoniin, dopamiin, GABA. Kõikide nende taustal on tsingi vajadus. Ja kui me ei suuda nagu oma igapäevase toiduga see tsingi vajadust katta, siis tekibki see kalduvus ärevusele ja kõikvõimalikele sellistele närviteemadele, meeleolu kõikumistele sinna juurde. Nii et siis tuleb lihtsalt vaadata nagu peale sellele, kuidas inimene ennast tunneb, kui ta tunneb ennast perfektselt, mis me siis ei ole vaja midagi moduleerida, eks ju, siis ongi tore. See on ainult õnnitleda, et ta on leidnud selle heaolu punkti. Ja. Just. Millised toiduained tsinki sisaldavad? Vaat ongi need loomsed on põhilised, et ikkagi liha, muna, kala on selline hea tsingi allika, sest nagu öeldud, taimsetes ongi tsingi imendumist või omastamist takistavad need samased toitained, antitoitained ehk siis fütaadid näiteks, mis krabavad sellest tsingist kinni ja me peame nagu me keha peab väga palju vaeva nägema, et seda sealt lahti ankurdada ja siis endale nii-öelda kätte saada kuidagi sinna, et inimesed saavad sellega hakkama, aga lihtsalt see ei pruugi olla kõigile lihtne. Ma küsin siia vahele selle ühe toote kohta, mida ma viimasel ajal olen suht palju söönud, et see rebase on suitsukana,
ma ei tea, kas ma ei tea, ei ainete vaba, no suitsukana, tavaline rinnafilee suitsutatud, aga ta on ikkagi mingis mõttes ju töödeldud, et kas suitsukana ei või hea või peaks, kana võiks olla mingi ahju või mingi, või kuidas sellega? Grillitud, praetud, suitsutatud tooted, siis on nii-öelda täis selliseid ebamugavaid kantserogeenseid ühendeid. Suitsutamine on üks kantserogeenne toidu valmistamise meetod. Ja nii hea, kui see ka on, me peame pigem seda sööma vähem kui rohkem. Et liiga sageli me ei saa endale suitsutatud tooteid lubada. Sest et seal lihtsalt tekivad sellised ebamugavad ühendid, mis võivad nii-öelda tõsta meie vähiriski. Okei, väga hea, et ma küsisin seda. Absoluutselt. Ma tegin ühe saate Johan Urbi naisega, Racheliga ka, seal me rääkisime ka toitumisest ja tema on ka 0 veregrupp ja ta ka rääkis, et ta kunagi oli oma arust, oli tervislik ja oli vegan ja sai igast mingeid kõrvitsaid ja lehti ja asju ja smootid ja värgid ja et kogu aeg bloatis nagu olid need gaasid ja puhitused ja et kui ta kattis välja kõik need taimed, läks tal nagu, elu muutus nagu kardinaalselt. Nii et võib-olla ikkagi on soovitus kuulajale uurida välja enda veregrupp ja... Jaa, seda küll kindlasti. Jaa. Sest näiteks, kui tõesti inimene on A-veregrupi esindaja, ta tahab hirmsasti olla vegan või taimetoitlane, eks ju. Et A-veregrupp näiteks võib sellega täitsa hakkama saada. Sest nendel puudub nagu, neil on kalduvust tõesti inimkonnast, me saame näha seda gruppi eraldi, et need inimesed reeglina on mao alahappesuse poole kaldu, tõesti nii see on. Ja neile selline kontsentreeritud loomne valk ei ole mugav reeglina, et nad otsivad pigem sellist vähem kontsentreeritud, ütleme, anaeroopset loomset valku, mis on selline mitte näiteks linnuliha, näiteks pigem nagu kala söömise poole kald, nad ei taha seda sellist tugevat kontsentreeritud punast liha. Ongi veregrupi baasil nagu see joonistub täiesti välja. Nii et. Mina olengi A-veregrupp ja mul samuti ka toidutalumatused näitas, et kõik nagu sellised punane liha ja kõik asjad ongi nagu pigem mitte nagu ja piimatooted ka. Et jaa. Okei, lähme edasi sellega, võtame toortoitumise ka korra, et milline kogemus sinul sellega on või kuidas sa näed toortoitumist? No eestlastena me, eks ju, saame seda toortoitumist lubada endale rohkem suve ajal, sest kui me vaatame isegi neid klimaatilisi tingimusi, siis tegelikult see ei ole nagu eestlasele selline tavapärane, sest meil lihtsalt puudub see värske toidu kättesaamise võimalus Eesti kliimas. Nii et selles osas me võime selliseid lühiajalisi eksperimente teha, aga tellida kuskilt maailma teisest otsast omale hiiglaslike transpordikulude ja veel missuguste kuludega, eks ju, mingisuguseid troopilisi puuvilju või mida iganes. See ei ole väga jätkusuutlik, et pigem ma arvan, et me võiksime ikkagi kombineerida siia juurde veel midagi, aga jälle, kui keegi tunneb ennast mingil ajal toortoitumisega nagu heas konditsioonis, absoluutselt. Et edasi vaatame, mis mõne aja pärast tema organism ütleb ja teeme sealt järeldusi. Jah, üldjuhul need puuviljad ja asjad on ju liiga vara ära nagu lõigatud ja pakki pandud ja valmivad tee peale, et tegelikult talvisel ajal nad võib-olla ei olegi nii nagu kasulikud. Ja teine asi, kui paljud üldse meist sellise suure koguse süsivesikutega hakkama saavad, et inimeste süsivesiku taluvus on väga-väga erinev organismiti. Ja täiesti sellised lihtsad asjad nagu õun või pirn võivad mõnel tekitada sellise veresuhkru piigi või hüppe, et seda annab tasakaalustada. Nii et ja jälle vastavalt vanusele meil võivad olla ka väga erinevad need taluvused, et lapsepõlvest talusime rohkem, sõime, eks ju, kauside ja õunu ära, polnud midagi. Nüüd ütleme perimenopausis kuskil seal hormonaalse ülemineku ajal,
sa äkitselt saad aru, et isegi see üks õun tekitab sul sellise ajuhägu ja sellise väsimuse, et see ei tule kõne allagi. Nii et täiesti lähtuvalt sellest hetkeseisust. No kuidas ma tean, et kuidas see õun mulle mõjub nagu? Sa tunned selle ära oma organismi sõnumite kaudu. Et kui sul on hea olla peale õunasöömist, su kõht on rõõmus, su energiatase lubab sul, eks ju, edasi toimetada, siis on kõik hästi. Kui su hambad ei valuta, mis iganes, eks ju, ei teki puhitisi gaase, siis on nähtavasti kõik hästi. Minul isiklikult siin hiljuti ikkagi, ma räägin, et veregrupi, 0 veregrupi esindajana ma põhimõtteliselt ma kaldun pigem hindama rohkem valku ja vähem kõikvõimalikke selliseid süsivesikuid. Ja puuviljad ikkagi on süsivesikute allikad, et nad on ikkagi väga suhkrurikkad, rääkimata puuvilja mahladest, mida väga sageli interpreteeritakse, et see on nii tervislik, tegelikult see on ikka õudne suhkrupomm, eks ju, isegi kui me ei pane sinna suhkrut, isegi kui on koduaia õunad, isegi kui on apelsinimahl värskelt pressitud, ikkagi väga suur suhkrupomm. Nii et mina ei saa endale lubada näiteks praegusel eluetapil palju süsivesikuid ja see samane õun võibki olla põhjus, miks mul tekib pärast konkreetne letargia hoog näiteks, ja seda ma näen paljude enda vanuste naiste puhul, et ikkagi see süsivesikute talumine või võimekus neid süüa läheb viletsamaks. Et veresuhkur võib tõusta ka siis, kui me teeme enam-vähem selliseid siiamaani meid hästi teeninud selliseid valikuid, aga nüüd äkki lihtsalt keha reageerib nendele suhkrutele teisiti. Et nii ongi. Käime selle veganismiga korra läbi, et kas see on nagu mõistlik või kuidas sa näed veganismi. Tegelikult ma küsin seda sellepärast, et kunagi Hingefestivalil Saaremaal andsid ühe loengu ja sellel hetkel me olimegi sõbraga mõlemad veganid ja me tulime küsima, et kuidas sa näed seda vegani teemat ja siis sa lihtsalt tegid nagu pööritasid silmi ja nagu lihtsalt tegid et nagu tõsiselt või see läks küll halvasti. Ma ei taha küll kellelegi pahaks panna nende valikuid, et ma ei kujuta ette. Aga see ei olnud pahatahtlik, aga ma nägin su nagu ilmest ära, et nagu ei nagu, aga jah. See veganlus kui selline on, eks ju, hästi kinni pigem nagu nendes eetilistest tõekspidamistest. Kui taimetoitlust väga sageli inimesed valivad ikkagi lihtsalt sellepärast, et neil on raske seedida loomset valku, lihtsalt kõhus on ebamugav, tekib raskustunne, jälle see küsimus, et aga miks ta tekib, tegeleme selle taustmehhanismiga, miks see on tekkinud. Aga veganluse puhul pigem võib eeldada ju seda, et inimene nagu oma moraalsetest eetilistest tõekspidamisteks tõesti nagu sellest lähtuvalt on teinud sellise otsuse. Et siin ei ole minul nagu midagi ette heita või kuidagi halvustada, et siis ta on jõudnud kuidagi sinna, et siis tuleb pigem ikkagi vaadata, et kas need tõekspidamised on olulisemad kui tema enda keha vajadused. Ja kui need tõekspidamised ja tema vajadused kõlksuvad hästi kokku, siis absoluutselt anna minna. Aga kui seal tekivad mingid ebakõlad, siis tuleks ikkagi mõelda, et äkki need kõrged tõekspidamised kuidagi nõuavad lõivu sinu isiklikult heaolult ja seega vastavalt sellele muuta. Mul on üks selline minevikus olnud üks selline põnev kurioosne mälestus seoses selle taimetoitluse ja veganlusega. Kunagi ma puudutasin hästi kriitiliselt antibeebipillide teemat ühes oma artiklis. See tuli seoses ühe telesaatega, kus siis hästi nagu antibeebipille promoti ja seevastu nagu halvustati kõiki neid alternatiivseid võimalusi, kuidas me veel võiksime nagu sellist beebikontrolli rakendada naised oma kehas. Ja siis ma natukene süvitsi nagu läksin selle teemaga ja selgus tegelikult, et need antibeebipillid toovad kaasa sellise väga-väga toksilise mõju keskkonnale. Näiteks on teada, et suurlinnades, kus on rohkelt antibeebipillide tarbijaid, on meestel suurem risk haigestuda eesnäärmevähki ja naistel suurem risk haigestuda rinnavähki, sest see saast, mis jõuab läbi nende paljude tarbijate meie veekogudesse, et ükski veepuhastusjaam ei ole suuteline neid metaboliite sealt välja võtma, eks.
et neil on väga tugev nagu selline keskkondlik kahju ja väga tugev kahju nii meie loomadele, meie veeelukatele, meie nii-öelda selle akvakeskkonnale kui ka paiksetele, eks ju. Ja siis ma jõudsin kuidagi selleni, et kuna jah, nad nii tõsiselt nagu mõjutavad meie keskkonda ja loomi, et saatsin kuidagi taimetoitlaste ühingule tollel nagu küsimus, et kuidas teie suhtute antibeebipillidesse või veegani ühingutel, mingile ühingule. Et kuidas teie suhtute antibeebipillidesse, et kui muidu, isegi mesi on vastunäidustatud, sest see on põhimõtteliselt nagu mesilaste tööjõu ekspluateerimine, et kuidas selline suur keskkonnasaaste nagu teid kõnetab, et kas te olete ka avalikult võtnud sõna näiteks antibeebipillide vastu. Mille peale tuli see vastus, et aga see on ikkagi ravim ja see nagu peab olema ja seetõttu meie siinkohal jätame selle seisukoha võtmata. Siis ma mõtlesin, et tegelikult ka, et need eetilised, moraalsed tõekspidamised vahel nagu jäävad alla seda mugavust. Et siis ongi nagu küsimärk ühelt poolt, eks ju. Aga nagu öeldud, igaüks teeb ise oma valiku, et tehkem nii, nagu me heaks arvame, aga võtkem arvesse ka kõiki neid meie valikute poolt keskkonnale nii-öelda toodud selliseid tagajärgi. Puudutasime veganismi, aga võib-olla hüppame siit üle kohe karnivoorlusele, et jällegi teine äärmus, et kuidas seda tajud? Jälle kord, et ma arvan ikkagi, et praegu veel, kuigi on tulnud esile ka neid selliseid arste, doktoreid, kes hästi nagu ütlevad, et tegelikult kiudaineid, mis leidub tõesti ainult meie taimses toidus, et loomses mingeid kiudaineid ei ole. Et kes ütlevad, et kiudaineid ei peagi olema, sellepärast, et meie soolestiku mikrofloora ei vaja neid ja kui meil neid ei tarvita, siis saab soolefloora täpselt sama hästi hakkama. Neid uuringuid siiski nagu väga palju veel tehtud ei ole, et me saaksime kindlalt väita, et inimene saab hakkama ilma kiudaineteta. Et kui me mõtleme, kui olulist rolli mängivad need taimsed sellised ühendid meie mikrofloora heaolu tagamisel, siis need on tänapäeva teaduse mõttes või teadus on nagu öelnud, et see on üheülbaliselt üliolulist rolli mängivad. Ehk siis meie mikrofloora toodab nendest taimedest olevatest kareainetest meile selliseid niinimetatud postbiootilisi aineid, mis aktiveerivad meie immuunregulatsiooni, mis hästi oluliselt koordineerivad meie närvisüsteemi, meie ajus mängivad olulist rolli, langetavad põletikku ja nii edasi ja nii edasi. Et siis see mikrofloora heaolu hoidmine käib läbi kiudaine. Kiudaine on mikrofloorale toiduks. Ja nagu öeldud, on nii kenasti, et kui meie ei toida oma mikrofloorat, siis hakkab tema toiduks tarvitama meid. Ja me ei tahaks olla oma mikrofloora toiduks, eks me pigem annaksime talle selle toidulaua ette läbi enda söödud toidu. Nii et seetõttu ma pigem arvan, et see karnivoorlus, ta sobib mõnele, aga see kindlasti ei ole mingisugune mainstream, mida hästi paljudele turundada. Et see on siiski nagu pigem harvemini esinev selline variant. Tõesti praegu on maailmas ilma tegemas doktor Iid, eks ju, kes on just nimelt psühhiaater ja kes räägib, kui palju nii-öelda ta on näinud neid inimesi, kellel on väga tugevad psühhiaatrilised vaevused ja kes siis läbi selle karnivoorluse põhimõtteliselt ainult lihatoidul on suutnud tagada selle veresuhkru tasakaalu ja ka oma aju sellise heaolu seisundi. Aga siiski neid pigem on vähem neid inimesi, kes ainult karnivoorlusele võiksid nagu nii-öelda pühenduda kui rohkem. Natuke vee joomise kohta ka, et millist vett sina jood? Mina joon oma puurkaevu vett ja see on kahjuks liiga rauarikas, nii et tegelikult üks hea filtersüsteem, mida ma praegu ka otsin, tuleks suureks kasuks. Aga laias laastus jah, et ikkagi selline vesi, mida me saame siis rikastada erineval moel ja ma väga sageli ka oma klientidele räägin, et tegelikult me osa sellest veest võime täiesti vabalt tarbida ka ürditeede Et see tähendabki seda, et sellel on nagu lisaboonused läbi selle taime. Ta on tegelikult vesi meie keha jaoks, aga lihtsalt teatud spetsiifiliste lisaühenditega veel, mis on ka kasulikud.
Ja muidugi võib soovitada kõikvõimalikke selliseid veepuhastusvariante veel, et kes siin tarbib kangeni vett ja kes siin tarbib, eks ju, mingisugust vesinikvett ja kes puhastab vett läbi šungiidikivi ja kes paneb lihtsalt mingeid mineraale lisaks. Et kõik need variandid on võimalikud, et igaüks saab siin ise valida, et missugune vesi just talle kõige paremini mõjub, aga laias laastus jah, et tavalist kraanivett ei pea kartma, aga plastikpudeli vees teatavasti tekivad küll sellised inetud ühendid mingisugused, mis väga pikalt tarvitatuna ei pruugi kasulikult mõjuda. Mida sina vette lisad? Ma pigem tarbin neid mingisuguse osaliselt mingite ürditeedena. Või siis tõesti panen mingisuguseid klorofüllitilgad on suurepärased, mida saab vette lisada. Just igaks juhuks toonitan, et klorofüll, mis on ilma suhkrulisandita, et on selliseid lisandeid ka, kus on nagu pandud suhkrut lisaks, et see ei ole mõistlik. Aga mingisugused mineraalainete kooslused, mida saab tilgavormis kergelt lisada, eks ju, miks mitte. Ja mina joon oma hommikuvee koos kreatiiniga muidugi, mis teeb praegu ilma, eks ju, igas mõttes, et nagu igaks juhuks lihtsalt ütlen ära, et isegi selline tagurlik organisatsioon nagu WHO on nimetanud, et kreatiin on naistele asendamatu selline aine, mida me kõik võiksime tarbida alates võrdlemisi noorest east raseduse ajal kuni vanu igi välja, et see on ka üks selline võimalus, et juua kreatiiniga vett, vähemalt ühel korral päevas, eks ju, et see on ka üks võimalus. Kas omega 3 testi on mõtet teha? Omega 369 balance testi? Ma ise tavaliselt ei suuna seda testi tegema, ma pigem soovitan reeglina juurde võtta inimestel. Et jälle, kes tahab seda testi teha, kellel on oluline vaadata mustvalgel, eks ju seda, mis tema keha just näitab, absoluutselt, palun väga, tehke see test. Laias laastus võib öelda pigem, et arvestades kõiki nende põletikuliste, krooniliste, alaägedate vaevuste esinemissagedust, me pigem kõik võiksime panustada sellele omega 3 rohkem ja omega 6 vähem, sest me saame seda nagunii igalt poolt, nii pea kui me poodi läheme, me saame seda natuke liiga palju kõikvõimalike selliste töödeldud ja rafineeritud toite tarbides. Aga omega 9 on, eks ju, kõikides oliiviõlides ja avokaados hästi esindatud ja omega 3, mis on siis sellistes rasvastes kalades ja seemnetes, on reeglina pigem vaeslapse osas, et seda omega 6 me võime ka juurde võtta, aga pigem siis juba läbi selliste meditsiiniliste õlide, ehk siis nagu kõik need keellaad ja kurgirohu seemneõlid ja siis kui vajadus on, et pigem nagu selliseid omega 6 eri vorme võtta juurde. Et väga me ei pea muretsema selle omega 6 madalseisu pärast reeglina. Aga milliseid omegaid võtta, oletame, kui keegi tahab, kas on mingi nagu soovitada mingeid konkreetseid? Kui me räägime toidust, siis eks ju teatavasti igasugustest lisanditest, mida ju võetaksegi toidule lisaks, mitte toidu asemel, olgu see ära toonitatud, et toidust me reeglina saame kõiki asju alati paremini kätte, sellepärast et toidus lihtsalt nad on alati koos koofaktorite või kaasteguritega, eks ju, mis aitavad imenduda. Aga kui me räägime lisanditest, et siis omega 3 puhul ikkagi kas selline hea puhas, tõesti nagu puhas, kõrge sellise totoks koefitsiendiks nimetatakse seda, et totaalne oksüdeerumise koefitsient, hea totoks koefitsiendiga kalaõli, aga veelgi paremini imendub teatavasti grilliõli. Et omega 3 grilliõli vormis on fosfolipiidses vormis ja see on meie rakkudele kõige paremini vastuvõetav omega 3 vorm üldse. Nii et grill, igaks juhuks siis ütlen, et see on tugeva K-ga, et see on selline pisikene mikroorganism, eks ju, mida meie siis
kõikvõimalikud ookeanid siis sisaldavad. Ehk siis selle pisikese sellise grilliga me saame kõige paremini kätte seda omega-3. Aga muidugi võib võtta ka kombosid, et kus ta on omega-9 kokku pandud. Ja jah, vetikaõli on ka omega-3 hea allikas, et seal ta minu teada ka triiglütseriididena pigem. Ma ei või tegelikult praegu mürki võtta, aga ma arvan küll, et grill on ainuke, kus ta on fosfolipiidses vormis, see omega-3. Ja kus seda saab? Apteegid müüvad, biopoodidest leiab. Jah, okay. Et võib vaadata grilliõli. Ja kuna ta imendub nii hästi, ühildub meie rakumembraanidega nii täiuslikult, siis ei pea need kogused olema nii suured kui kalaõli puhul. Et me võime eeldada, et grilliõlist me saame nagu paremini kätte ka siis, kui meil on see kogus väiksem. Aga nende taimedega ikkagi, need oksaladid ja lektiinid, et on mõtet siis neid taime süüa või mida me sööma peaksime? Laias laastus ma arvan, et me peame sööma hästi variatiivselt ja hästi terviktoiduliselt ja hästi toitaine tihedalt. Nendel inimestel, kellel on probleeme antitoitainetega, ehk siis need samased fütaadid, lektiinid, glükaalkaloidid, eks ju, mis on maavitsalistes, kõik see võib-olla teada-tuntud inimesed teavad, et tomatis on sellised ained, mis tekitavad liigese valusid juurde või kuidagi autoimmuunprobleemide puhul ei sobi. Et paljusid neid ühendeid taimedest toodetakse selleks, et taime kaitsta mingisuguste kahjurite eest. Ja seetõttu neil on selline väike tõukav mõju. Ja see tõukav või selline, ütleme siis, distantseeriv mõju on nendel samadel ainetel ka inimesele, et ta natukene nagu selline, nagu võitleb seal sooletraktis. Aga me saame nendega hästi hakkama, kui meil ei ole taustal mingisuguseid põletikulisi protsesse. Me ei pea neid eraldi kartma või eraldi vältima. Just nimelt need, kellel ei ole probleeme. Need võivad tarbida kõiki asju. Probleem hakkab peale see, et kui tõesti on nagu sooletraktis vähenenud võimekus toitaineid imendada, omastada. Ja siis tuleb tegeleda jälle sellega, et küsida, miks võimalusel teha mingil ajal siis see niinimetatud väljajäteline dieet, kus lasta organismil rahuneda, sooletraktil terveneda, limaskestal taastuda ja siis uuesti ikkagi hakata ettevaatlikult ääri-veeri katsetama nende erinevate selliste ühenditega, toitudega, et ikkagi seda variatiivsust suurendada, sellepärast, et me ei ole keegi mõeldud nagu väga üheülbaliselt toituma. See koheselt nii-öelda hakkab mõjutama meie mikrofloora seda mitmekesisust. Ja mida kitsamaks nii-öelda kokku kuivab meie mikrofloora variatiivsus, seda viletsamaks muutub meie immuunregulatsiooni võimekus. Ehk siis ühelt poolt me kõik jätame muudkui jätame väljajätelised dieedid on väga in. Ja teiselt poolt inimesed ei mõtle, et kui me ei toida oma mikrofloorat, meie põletikulised kaskaadid ikkagi pigem süvenevad. Me ei saa nagu pikas perspektiivis viljeleda väljajätelist menüüd või dieeti. See ei ole mõistlik lihtsalt. Et isegi kui meil mingil ajal jätame midagi välja, teiselt poolt võtame midagi kompensatoorselt sisse siis, et seda variatiivsust ikkagi suurendada. Ja kui on võimalik ja sooletrakt on paranenud, nagu öeldud, mul paljud kliendid ütlevad, aga siis ma ei saanud üldse seda süüa. Näed, nüüd ma saan juba võtta seda, nüüd ma juba tunnen, kuidas lisandid mulle palju paremini mõjuvad, varem lihtsalt nagu võtsin midagi, ei tundnud üleüldse mitte midagi või siis tundsin, et see näiteks mingid lisandid ärritavad meeletult, et ei saagi võtta. Kõik taandub sellele, et meie sooletrakti limaskest on nii viletsas seisus mingil põhjusel, et ta ei saa nende lektiinide, fütaatidega, antitoitainetega hakkama. Ja siis jah, on mõistlik teha lühiajaliselt see väljajäteline toiduvalik, aga edaspidi ikkagi nii-öelda tagasi sadulasse, et hakkame ikkagi ääri-veeri jälle proovima. Mis seal on midagi, mis meid võib-olla elu kestel lakkamatult mõjutab ja mis on äkki midagi, mis tegelikult keha saab hästi hakkama, et me ei ole vaja mõtetult midagi välja jätta. Erinevad detoxid, et on neid ka mõtet teha? Absoluutselt on. Lakkamatult. Sest arvestades seda sõna otseses mõttes kräppi, millega me igapäeva keskkonnas kogu aeg kokku puutume, toidus
õhus, joogivees, läbi taimekaitsemürkide, eks ju, läbi kõikvõimalike sisse hingatava toksiinide, läbi mingisuguste hügieenivahendite, kosmeetika, puhastusvahendite, keemiline puhastus, pesuvahendid, nõudepesuvahendid. No ühesõnaga, et see lihtsalt siin võibki loetlema jääda neid õudusi, mis meid tänapäeval siin keskkonnas mõjutamas on, lakkamatult peame toetama ennast. Et see detoksi väga sageli naeruvääristatakse, et mida te seal teete, eks ju, et maks saab ise hakkama, neerud ise tasakaalustavad. Absoluutselt nii ongi, aga me peame siiski nagu looma hea pinnase selleks, et nad hakkama saavad. Ja kui meie, ütleme siis, hormoonid on tasakaalustamata, see koheselt mõjutab meie maksavõimekust, kõikvõimalikke halbu aineid välja saata kehast. Kui meie närvisüsteem on tasakaalustamata, kui meie põletikutase on nagu kõrgemapoolne, just räägin alaägedast põletikust, siis tegelikult detoksimehhanismid on koheselt pärsitud. Ja siis võib meie kehasse kuhjuda selliseid vaheühendeid, metaboliite, mida me ei taha seal näha. Hakkame kas või peale sellest, et kui maks on ülekoormatud, kui sapp on läinud liik viskoosseks, liik paksuks, sapiga me teatavasti seome kõikvõimalikke rasvlahustuvaid selliseid inetuid ühendeid. Enamus keskkonnas olevaid selliseid inetuid ühendeid on pigem rasvlahustuvad. Ja ütleme siis nii, et meie maks on ülekoormatud, sapp on läinud liik paksuks, see sapp enam ei liigu seal nii, nagu me tahaksime. Ja ongi koheselt võib tekkida kõhukinnisus, sealt juba omakorda, eks ju, hakkab meisse tagasi imbuma mingisuguseid kõikvõimalikke toksilisi ühendeid. Peame kogu aeg vaatama, et seedetrakt töötaks hästi, et ainevahetus toimiks hästi, kõht käiks hästi läbi ja nii edasi. Et loomulikult me peame panustama detoksile. On jällegi mingid soovitusi anda. Võime vabalt ka mingi brände nimetada, teha reklaami, tasuta reklaami. Või on sul endal midagi, mida sa vahendad või soovitad inimestele? Ma ei ole nagu väga ühe brändi usku kunagi olnud. Ja ma selles osas ma jätan praegu konkreetselt brändid turundamata. Aga olgu siis öeldud, et mina ka terapeudina näen, et ühe ja sama nii-öelda firma piires võib olla ikkagi päris palju sellist kõikumist. Mõni asi, mõni lisand, mis on väga ilus ja mõni teine seal kõrval, mis on täiesti küsimärgi, miks ometi. Et kui sa selle ühe suudad toota nii puhta, miks sa sinna teise paned siis mingeid arusaamatuid, mitte omastatavaid vorme. Et selles mõttes brändid jäägu nimetamata, aga mida me saame maksa heaks teha, on ikka ja jälle need mõrumaitselised toidud. Mõru on see, mis paneb maksa ja sapi hästi tööle. Ja teise toiduna võib öelda siis nagu hapud toidud. Et sellised hapud ja mõrud, kui seedimine on probleemne, siis need on need ained, mis käivitavad reeglina nagu parema seedimise, ütleme kõikvõimalike seedesekreetide kaskaadi. Et juba suu toodab rohkem sülge, magu toodab parema nii-öelda pH-tasemega maohappe, pankreas toodab rohkem seedensüüme, sapi läbivoolutus, sapi nõristus on parem. Ehk siis need on need toidud, mis algatavad sellise hea seedimise. Kui me mõtleme lääneliku menüü peale, siis meil ei ole väga palju mõrusid maitseid. Et ma igapäevaselt oma klientidel küsin, mis on teie menüüs mõru ja reeglina inimesed ütlevad, ma ei tea, mitte midagi nagu ei ole. Et siis jälle, et otsime välja mis need mõrud ained on ja püüame neid kaasata. Ja mis need on rukola, midagi veel mingid? Jah, rukola, siis kõik need kapsalised, pak choi näiteks on üks leht, Korea leht kapsas, mis on mõrk ja maitsega. Siis kõik võimalikud sellised vürtsid, leebed vürtsid just, eks ju. Ingver, kurkum, pigem mõrud, vürtsköömned, mustad köömned, mõrud. Mustköömne õli on väga hea, bitter. Taimsed sellised teed, mõrud teed, redised rõikad mõrud, eks. Et jaa, sigur, endiiv tegelikult, mida eestlased üldse ei söö, eks ju, aga jälle mõrkjas. Et neid tuleb tikutulega taga otsida, siis kes tahab panustada, see leiab. Võib-olla lihtsam on kasutada pigem selliseid nagu bittereid, mis on hästi levinud praegu, sellised taimekooslused, mis on kõik kokku pandud, vormitud eliksiiriks,
mida saab panna siis vee sisse, ütleme tilga vormis, ja võtate natukene enne toidukorda sisse, saate selle sellise mõru maitse. Ja ma arvan, ma olen seda küll väga paljudes saadetes juba toonitanud, aga mõru maitse eripära on see, et ta ka paneb meid nii-öelda parasümpaatilise närvisüsteemi poolusesse. Ehk siis ta jõuliselt surub meid rahunema. Ehk siis mõru käivitab rahutunde meie kehas ja seeläbi me ju seedime automaatselt paremini. Nii et mõru on selline ka kesknärvisüsteemi selline rahustaja ja nii-öelda haldaja, et mõru maitse on et ma pigem ütlen et jätame need rasvased ja suhkru ja soolarikkad asjad kõrvale ja otsigem neid hapukaid ja mõrkjaid maitseid, et on hästi aga kasulikud. hapud jällegi ongi erinevad, ma ei tea, marjad ja asjad või? Tsitruselised, kõige tavalisem, eks ju. Kellele sobib õunaäädikas näiteks jälle, et selliseid väga põnevaid äädikaid tehakse tänapäeval koos ingveri ja kurkumiini ja millega iganes, et leiab selliseid põnevaid, et mitte kõikidele ei sobi äädikas, näiteks jälle tagasi veregrupi juurde, näiteks 0 veregrupp äädikatega väga hästi läbi ei saa. Äädikalistega, selliste sahisevate, kihisevate asjadega ja seda ma jälle näen ise enda pealt, aga ka oma klientide pealt, et näiteks 0 veregrupile ma ei kipu väga äädika joomist soovitama, eks ju, et ja mitte äädikat ei tarvitata, eks puhtalt, vaid alati ikkagi lahjendatult vee sisse pandud. Et aga muidu, kes saab ja kellele sobib, siis õunaäädika vesi näiteks on ka väga hea hapu, mida juua enne toidukorda just. Aga tulised toidud, tšillikad, on need ka nagu, kas on need kõigile soovitatavad aeg-ajalt või? Üldse mitte. Kuidas sellega on? Et siin on jälle hästi palju konditsioonist sõltuvalt, väga paljud ka veregrupi põhiselt, aga inimesed lihtsalt ei talugi, nad ei taha, nad tunnetavad, et neil on maos on ebamugav või siis lähevad näost punaseks, et see tegelikult viitab sellistele teatud histamini reaktsioonidele, mida tuleks jälle nagu vaadata süvitsi, et mis seal seda tekitab. Aga jälle, et kellel on väga hea maohapes, ei taha nagu liigset stimuleerimist ka ja need väga tulised vürtsid reeglina nagu natukene pigem pingutavad üle selle stimuleerimisega, et siis nendel inimestel ei maksa neid endale sundida, aga nagu öeldud, kõik võimalikud muud leebemad vürtsid on nendele endiselt nagu väga soovitatavad, sest vürtsid ja ürdid on supertoidud. Nad on oma mineraalainete, oma toitainelise rikkuse poolest ikkagi sellises superstaatuses kontsentreeritud toitaineallikad. Et me peame oskama neid hästi kasutada. Aga muidu laias laastus tšilli, kajenni, pipar, need on kõik väga head verevedeldajad ja kõik, mis stimuleerib verd vedelamaks, eks ju, mitte liiga vedelaks, aga ütleme, optimeerib seda vereviskoossust. See on ju ainult vesi meie veskile, sest mida paremini voolab veri, seda rohkem toitaineid rakkudesse, seda parem ainevahetus, seda rohkem saastaineid rakkudest välja, seda parem varustatus, ütleme, närvisüsteemil toitainetega, mis omakorda koordineerib meie immuunsüsteemi lõpuks. Et selles mõttes kõik, mis me saame oma vere heaolu heaks teha, see on jälle suurepärane. Ja. Mul tuli veel üks mingi nii-öelda mõõdik, mille järgi ka vaadatakse toitumist. Et ma kuulasin ühte Eesti ESO mingi podcasti ja seal oli niuke tähetark ja rääkis, et erinevatel tähemärkidel nii-öelda on oma toitumine ka, et näiteks mina olen Skorpion, on ju veemärk, et veemärgile sobivadki nagu rohkem nagu sellised vedelamad toidud, supid, mingi arbuus, mahlasemad toidud. Seda tahaks küll uurida. Mina olen kaalud, ma olen õhumärk, mul tuleb kohe sünnipäev, eks ju. Sina oled siis peale mind kohe. Mina olen õhumärk, et väga põnev. Niimoodi võiks, seda peab täitsa vaatama, et mis ta seal soovitas. Jaa. Kipun kahtlema natukene, aga kes teab, võib-olla on seal ka mingisuguseid selliseid seoseid võimalik luua. Ja mind tegelikult kõnetas, minu omaga läks nagu kokku. Vaat ongi oluline see niinimetatud taju toitumine, eks ju, see instinktiivselt me väga sageli teeme õigeid valikuid või tunneme ära, mis meile tegelikult sobib, et jah, miks mitte. Jaa.
natuke soolestiku ja mikrobiomi kohta ka, et kuidas jällegi ma saan aru, et kas seal on bakteritega tasakaal paigas või ei ole ja jällegi küsin, et noh, näiteks Synlab pakub seda kakaproovi nii-öelda, kas seda on mõttekas teha või mille järgi ma jällegi aru saan, et kas mul on olukord okei või ei ole? No enesetunne on, eks ju, kõige esimene asi, kui on hästi palju mingisuguseid puhitisi gaase, mingisuguseid valulikkust seedetraktis, et siis võib nagu panna küsimärgi, et kas ikka kõik on korras. Ütleme, need Eestis pakutavad testid, ma loodan nüüd, et ma ei tee neile ülekohut, aga alles hiljuti olid nad sellised, et nad tegelikult ei andnud nagu väga head tagasisidet patogeenide osas. Et sellised välismaised, näiteks Saksas ja kuskil sellised laiaspektrilised testid annavad tegelikult hea ülevaate ka Candida ja muude selliste patogeensete organismide osas. Et kuni parasiitideni välja, et sa teed selle ühe nii-öelda väljaheite testi ja sa saad tagasiside, mis ütleb ikkagi väga paljuski, et mis su probleemide algpõhjus võib olla. Aga Eestis pigem vaadatakse, et kas sa oled selline Harju keskmine, et kuidas sinu mikrofloora nagu kõrvuti olles teise eestlase mikroflooraga tundub. Ja siin sa võid nagu sellise, laias laastus siis sedastada fakti, et jaa, ma olen Harju keskmine või ei, mul on midagi üht-teist puudu. Kindlasti ta annab üht-teist ja nad annavad ju ka tegelikult väga üksikasjaliku soovitusi selle kohta, et kuidas sa saaksid tasakaalustada ja neid mingeid mikroorganismide kolooniaid siis natukene nagu tõusta või langetada. Aga ta ütleb midagi, aga ta ütle kõike, ütleme niimoodi, poliitiliselt korrektne vastus. Et jälle, et inimesel, kellel võib-olla ei ole nagu rahaga priisata, ma pigem teeksin mingisuguseid lihtsakoelisemaid, kas või vereanalüüsi ja mingisuguseid selliseid teste enne, kui ma läheksin kohe ja teeksin selle võrdlemisi kallima hinnalise siis mikrobiomi testi. Ja. Aga ma ei suhtu neisse üldse halvasti. Et kui kliendil on seda mulle näidata, siis ma hea meelega vaatan ja sealt ka saab teha ikkagi üht-teist ja kolmandat järeldust. Aga probiotikumid, prebiotikumid, piimhappebakterid, kas neid nagu ka peaks aeg-ajalt mingi kuurina võtma või kuidas nendega on? Jälle konditsioonist sõltuvalt. Kui me sööme piisavalt hapendatud toite ja nagu öeldud, neid on hästi palju erinevaid, ja nagu öeldud, need peavad olema mitte stabiliseeritud. Vahel võib leida isegi meil poest, eks ju, näiteks mingid Poola tooted, kimchi, mis on stabiliseeritud. See tähendab, et tegelikult see nii-öelda need bakterid ei ole enam elusad. Nad tegelikult ei saa ka meie bakteritele toetust pakkuda, kui me sööme seda kimchi'd. Et siis selles mõttes me tahame ikkagi süüa neid elusaid hapendatud toite, mis tõesti toetavad seda meie oma mikrofloorat. Ja nagu öeldud, reeglina nad ei jää resident tüvedeks meile, me ei saa nagu läbi hapendatud toidu juurde tüvesid, vaid pigem nad loovad nagu hea tausta nendele meie olemasolevatele tüvedele ja kui seal on mingi ebakorrapärasus tekkinud, mingi korratus ja nii-öelda rohkem on võimule pääsenud need sellised oportunistlikud tüved, mis tahavad seal nii-öelda natukene nii-öelda kahjulikumalt mõjuda meile, et siis nende hapendatud toitudega me saame seda tasakaalu ikkagi nagu taastada. Aga teatud juhtudel näiteks, kui on antibiootikumi kuurid selja taga, siis ikkagi ka probiootikumide lisaks võtmine on ülioluline, aga mitte ainult. Need samased prebiootikumid, ehk siis jälle need lahustava kiudaine lisandid on täpselt sama olulised, sest nagu öeldud, me võime lõpmatult võtta neid probiootikume ehk siis bakteriaalseid lisandeid, aga kui me ei toida oma mikrofloorat, siis ikkagi sellest mingit suurt kasu ei teki. See mikrofloora toidulaud peab ka olema hästi hallatud ja siin me jõuame jälle tagasi selle taimse variatiivse toidu juurde, eks. Et selles mõttes küll, et see on hästi oluline, et ikkagi vaadakem ka seda, et see meie kiudaine rikkus seal menüüs oleks eesrindlik ja nagu öeldakse, et me saame tegelikult seda
hästi toetada, kui me jälgime, et meil nädalas keskelt läbi 30 erinevat taime sööme. Et kui me paneme selle pisikese paberi omale lauanurgale, iga kord, kui me sööma istume, me paneme sinna kirja kõik need erinevad taimed, mida siis see toidukord sisaldas ja vaatame, kas me oleme nädala lõpuks 30 erinevat kätte saanud, siis see annab meile ülevaate, et kas me oleme võib-olla söönudki ainult seal kartulit ja leiba või on seal äkki veel midagi, mis nagu panustab sellesse toitaine tihedusse, et jah, et enne kõike läbi toidu, aga need lisandid võivad olla vägagi omal kohal, kui meie menüü hätta jääb, eks, just. Aga kas sa võib öelda, et näiteks doktor Ohira omad on mingis mõttes paremad kui teised probiootikumid, kuna need on kas 3 või 5 aastat fermenteeritud ja mingis mõttes nad on nagu teistest nagu ees oma selle fermentatsiooniga? No minul isiklikult on ikkagi väga palju kliente olnud, kes on tarvitanud neid ja võib-olla ka lihtsalt see bränding on selline, et kuna nad on nii erilised, et siis nad nagu peaksid paremini toimima. Doktor Ohira selles lisandis on ka sees teatud tüved, mina pigem nagu lähtuksin nendest tüvedest, mis on selles konkreetses tootes sees. On teatud tüved, mis teatud konditsioonide puhul on paremad ja teatud konditsioonide puhul absoluutselt vastunäidustatud. Nii et mina pigem vaatan läbi sellise prisma neid probiootikume ja valin oma kliendile neid vastavalt sellele. Me teame, et on probiootikumid ehk siis need head bakterid nii-öelda rahvakeeli jagunevad ka 3, et hästi palju on tänapäeval tegelikult histamiini teemadega hädas olevaid inimesi, kelle kehas histamiini ainevahetus on, ütleme, takerdunud. Ja sellisel puhul me tegelikult tahame vältida teatud selliseid tüvesid, mis sellistes mainstream probiootikumides, kaasa arvatud doktor Ohira probiootikumis on olemas. Sest need tüved toodavad veelgi histamiini juurde ja kui inimene on juba selle ainevahetusega hädas, me tahame pigem neid vältida, kui kandikul kätte anda, eks ju. Et selles mõttes mina pigem, jah, kvaliteet on ülioluline, kui meil ei ole erilisi probleeme, siis me võime võtta kas doktor Ohira või mõne teise laiaspektrilise lisandi, väga tore, aga kui on juba natuke spetsiifilisem konditsioon, et siis ma pigem lähtun nagu peale vaadates nendele tüvedele, vaadates, mis see teadus seal taga on, et kas seal on ikkagi mingi materjal, mis viitab, et just see konkreetne tüvi on hea selle konditsiooni puhul ja vastavalt sellele ma valin. Nii et. Natuke selle kohta ka, või tegelikult see oligi nagu põhiteema meil täna, et minul endal on psoriaas ja paljudel inimestel on erinevad nahateemad, et võtame võib-olla kõigepealt selle pärmseene teema, et kuidas inimene saab aru, et tal üldse on pärmseen. No nahk ilmselgelt on ju, mingid küüne peal, mingid valged täpid ja mingid sellised kõõm või selline asi, ketendav nahk. On veel midagi, mille järgi saab aru, et mul on pärmseen? Võt see on nüüd põnev, et sa tahtsid rääkida psoriaasist, aga automaatselt hakkasid pärmseenest rääkima, eks ju. Et pärmseen tõesti on üks trigger, üks paljudest patogeenidest, mis võib süvendada või ka algatada psoriaasi. Ja psoriaas teatavasti on ju selline autoimmuunhaigus. Nii et siin on kõige olulisem psoriaasi puhul kõigepealt aru saada, et tegu on autoimmuunhaigusega ja siit me võime hakata siis nii-öelda tükk-tüki haaval seda puslet laduma. Nüüd, kui su küsimus on konkreetselt Candida ehk siis pärmseene kohta, siis see Candida albicans on üks kõige tavalisemaid neid selliseid ülekasvu saavutaid pärmseene tüüpe, aga neid on veel küll ja küll erinevaid. Siis pärmseene sümptomeid on seinast seina ja keda huvitab võib-olla rohkem, siis ma olen hästi palju pärmseenest kirjutanud, et minu toitumistarkus.ee lehel on leitavad need artiklid, minu raamatus Toida oma tervist on olemas see peatükk, mis on pärmseenele pühendatud. Ma olen
issand, mis see ajakiri oli, väga põhjaliku pärmseene artikli olen kuskil ajakirjas üllitanud. No üldiselt ma arvan, et see artikkel on ka seal toitumistarkuse lehel olemas. Et neid sümptomeid on tõesti lisaks nahasümptomitele, lisaks kõikvõimalikele soolesümptomitele või ka tõesti, et kuni sinnani välja, et pissimine võib olla valus või et meeleolu võib olla kõikuv või kõikvõimalikud sellised letargiod, energia tootmise võimekuse vähenemine, aga see võib anda tinnitust, ta võib anda pearinglust, ta võib anda väga palju erinevaid selliseid immuunsüsteemi, närvisüsteemi, hormonaalsüsteemi vaevuseid. Nii et selles osas sellist lihtsat nii-öelda 1-2 sümptomit, mida pärmseen annab ja kuidas seda ära tunda, on raske öelda, seda enam, et täpselt samu sümptomid võivad anda veel tuhanded ja tuhanded erinevad patogeenid ja vaevused, eks ju. Et pigem jah, vaadata peale ja nahaarst muidugi ütleb ja me saame teha siis ka ikkagi neid teste, et mis ütleb, et pärmseen on tõusutrendis või vohab seal. Nii et jaa, aga pärmseen tõesti on üks nendest patogeenidest, mis võib siis olla psoriaasi siis kas sümptomite süvenemise või ka vallandamise taga. Et jah, aga neid on teisi veel, eks ju, et neid on palju erinevaid ja selle samase psoriaasi puhul võibki enne kõike öelda, et autoimmuunhaiguste puhul me alati peame alustama seedetrakti toetamisest. Ja seesama pärmseengi võimutseb ei mitte kuskil mujal kui enne kõike seedetraktis, kus ta on tegelikult selline täiesti kommensaalne ehk siis tavapärane organism, aga kui ta läheb vohama, ehk siis teda saab liiga palju, siis ta hakkab mõjutama meie häid baktereid ja nii-öelda, kuna ta on väga oportunistliku ehk siis võimuimulise loomuga, siis ta võib hakata alla suruma neid häid baktereid ja kuna ta toodab ka oma elutegevuse käigus kõikvõimalikke selliseid inetuid toksilisi ühendeid, sõna otseses mõttes võib viia sellise mis eesti keeles autopruulimise sündroomini, kus me hakkame kehasiseselt tootma oma sooletrakti alkoholi. Ehk siis, kui me mõtleme kõikide nende selliste kaskaadide peale, ja mida veel alkohol, eks ju, käivitab meie kehas, see veel lisaks. Pärmseen takistab kindlasti jälle detoksi, mis omakorda tähendab rohkem põletikuaineid meie kehas, vähem viletsam immuunregulatsioon. Et jaa, siis kindlasti me peame tegelema pärmseenega ka. Aga autoimmuunhaiguste puhul jah, sooletrakti adresseerimine on ülioluline, et nagu Hippokrates on öelnud, et kõik haigused saavad alguses soolestikust. Autoimmuunhaigused enne kõike tuleb tegeleda sooletrakti toetamisega. Ja kuidas? Ja kuidas, et siin ongi, me jõuame tagasi jälle selle lekkiva soole sündroomi teemani. Ehk siis autoimmuunhaiguste kohta öeldakse, et nad on nagu 3 jalaga taburet. Siin on alati 3 tegurit, mis käivitavad autoimmuunreaktsiooni kehas. Ja olgu siis öeldud, mis see autoimmuunreaktsioon on, et kui meie immuunsüsteem on loodud meid kaitsma, turvama, siis autoimmuunhaiguste puhul see samane immuunsüsteem nagu keerab inimese enda vastu ja hakkab pigem organismi enda kudesid valke ründama. Miks ta seda teeb, siin on erinevaid nii-öelda hüpoteese, keegi täpselt ei oska öelda, miks ta seda teeb. Need võivad olla erinevad patogeenid, mis sarnanevad meie oma valkudega molekulaarselt, ütleme valguliselt struktuurilt ja seetõttu tekib see niinimetatud programmeerimisviga. See võib olla, no seal on erinevaid selliseid taustmehhanisme, mis võivad trigerdada autoimmuun sellist reaktsiooni, aga laias laastus on seal taga veel alati, selle väljakujunemise taga alati ka geneetiline eelsoodumus. Psoriaasi puhul ka reeglina on eelpool keegi, kellel juba on psoriaasi olnud või mõni teine autoimmuunhaigus, eks ju, et siis on see risk kohe suurem. See ei pruugi tekkida elu jooksul, kui emal või isal on, aga see risk on suurem. Ja et see geneetiline eelsoodumus ja siis see mingisugune trigger, keskkondlik või meie sees olev patogeen või mingi ärritaja või stressifaktor, mis selle vallandab ja see veelahe jookseb 3.
teguri pealt ja see ongi see lekkiva soole sündroom jälle. Et tagasi algusesse, back on square one, me jälle peame tegelema sellega, et meie sooletrakti limaskesta terviklikkust taastada ja mikrofloora rõõmsaks teha. Et kui me suudame sellega hakkama saada, siis tegelikult ka meie immuunsüsteem rahuneb. Enam nii palju selliseid inetuid poollagunenud valke ja muid ärritajaid vereringesse ei jõua läbi soole limaskesta. Ja kui vereringes immuunrakud saavad rahuneda, et nii palju selliseid ärritajaid peale ei tule, siis ka vähenevad põletiku sümptomid ja keha saab hakata nii-öelda taastuma ja tervenema. Nii et autoimmuunhaigused kahjuks on sellised, et nende diagnoosi ära kaotada ei saa, aga nad võib viia remissiooni niimoodi, et see ei avalda üldse mingit sümptomaatikat nagu ei esine. Ehk siis inimene võib olla 99% ajast täpselt nagu terve inimene, aga kui ta jälle mingisuguse sellise ärritava triggeriga kokku puutub, tema sümptomaatika võib taas tekkida. Ehk siis need on need niinimetatud autoimmuunhaiguste puhused flare-upid või sellised sümptomite tugevnemise perioodid, kui siis me saame ja me teame hästi, kuidas ennast hallata, immuun koordineerida, siis me saame jälle need sümptomid nii-öelda ära pärssida, nii et nad ei hakka meid mõjutama negatiivselt. Võib-olla mingid juhist, et oletame, kui keegi tahabki nagu terveneda psoriaasist või ekseemist, et mida nagu teha. Et jah, nagu. Et ennekõike siis läbi toitainete, eks ju, et kui me räägime sellest sooletrakti toetamisest, sellest me juba rääkisime, eks, et lihtsalt vaatame, et meil oleks toitaine tihe terviktoit. Autoimmuunhaiguste puhul sageli on tõesti inimestel see lekkiva soole sündroom sellisel tasandil, et ta võib hätta jääda lektiinide ja glükoalkaloidide ja selliste nii-öelda antitoitainetega, ehk siis siit on tulnud see soovitus viljeleda mõnda aega seda autoimmuunpaleot, kus kõik sellised ütleme antitoitained jäetakse menüüst välja. Ei tarbita teraviljavalke, ei tarvitata seemneid pähkleid, ei tarvitata kaunvilju, muna on väljas, põhimõtteliselt nagu süüa on ikkagi väga-väga vähe. Aga ma toonitan, et see autoimmuunpaleo peab olema ikkagi selline lühikene aeg. Teda ei tohi nagu liiga pikalt kasutada ainult nii kauaks, kuni sooletrakt on rahunenud. Ja siis, kui see nii-öelda see tasakaalustav faas on ära olnud, siis ikkagi ettevaatlikult hakata kõiki neid asju taas proovima. Nüüd, mida me sinna juurde lisaks veel saame teha, kindlasti soole limaskesta terviklikkust aitab toetada selline aine nagu letsitiin näiteks. Et letsitiin on selline väga hea ühend, mida me saame võtta juurde lisandina. Me saame ka teatud toitudes, näiteks avokaado on letsitiini allikas, maks on letsitiini allikas, ei sisalda ka antitoitained, eks ju. Et me saame läbi toidu seda letsitiini, võime lisandina võtta letsitiini, et see aitab terviklikkust taastada. Mis on veel selline hea teada tuntud? Kondipuljongite joomine, eks ju, jälle väga hea. Psoriaasiga võib vahel olla ka kõrgemapoolne kusihape. Sellisel juhul muidugi puljongite joomine ei sobi, et siin tuleb siis vaadata, et mismoodi sellel konkreetsel inimesel teema on. Et jälle kord, et võib võtta purgist juurde glutamiini, eks ju, see on väga tavaline jälle lekkiva soole sündroomi puhul glutamiini juurde võtmine. Ja puljongites on ka glutamiini, glütsiini, kõiki selliseid olulisi aminohappeid, mida saab juurde võtta. Et see on, ja siis see mikrofloora taastamine, eks ju, et võime võtta probiootikume juurde, võime süüa hapendatud toite, see on nüüd see sooletrakti adresseerimine. Nüüd edasi me peame mõtlema, et kuidas me saaksime siis neid olulisi vitamiine, mineraalaineid, mida on reeglina psoriaasi puhul kehal nagu raskem kätte saada või on vähem. Et hästi paljusid selliseid erinevaid defitsiite on kirjeldatud psoriaasi puhul. Punkt 1, D-vitamiin, kõige tavalisem immuunsüsteemi koordineerib vitamiin, reeglina autoimmuunhaiguste puhul ja ka psoriaasi puhul pigem madal tase. Nüüd, mis see madal tase on?
mina ütlen alla 100 on madal tase, et pigem oleks parem, kui see D-vitamiini tase on üle 100, üle 125, isegi on selline veelgi parem, kui et ta on seal allapoole, ütleme seal 75, 30, ma olen näinud 12 taset D-vitamiini poolt, katastroof noortel inimestel tänapäeval hästi sage. Ja siis me peame võtma kas lisandeid või peame sööma rohkem kala, eks ju, kust me seda D-vitamiini saame. Mis on veel selline kõige tavapärasem siis selline lühist tekitav puudus? Loomulikult omega-3, eks ju, neist me rääkisime. Omega-3 võime jälle võtta juurde, nähtavasti psoriaasi puhul, kui on probleeme, eks ju, nende antitoitanetega, siis me tegelikult neid seemneid ja pähkleid nii palju kasutada ei saa algfaasis. Me pigem leiame, et võib-olla siis rasvane kala on see, mis sobib paremini ja kvaliteetsed hea kvaliteediga lisandid on siis midagi, mida me saame juurde võtta. Aga D-vitamiini peaks K2-ga koos võtma või? Kui on selline põletikuline konditsioon taustal, siis K2 koordineerib kaltsiumi ainevahetust. Ja K2-l on hästi oluline roll ka närvisüsteemi nii-öelda toetamisel. Kuna põletik sageli hakkab paigutama kaltsiumi pehmetesse kudedesse ja mõjutab kaltsiumi ainevahetust, siis on hea, kui see K2 on seal juures, mis kogu aeg nagu õrnalt näitab koha näitaja, eks ju, kaltsiumile, et mine ära sealt põletikulistest kudedest, mine luudesse. Et jaa, võib küll soovitada siis D3 pluss K2 nagu kombinatsioonis. Mis on veel hästi tavapärane psoriaasi puhul toitaineline defitsiit, seleen ja tsink. Tsink on kõik võimalik, tsink on punkt 1 nagu selle põletikulise sooletrakti limaskesta taastumiseks väga oluline mineraalaine. Ja ka kõik võimalike selliste haavandiliste kollete, naha, vaevuste puhul selline A ja O mineraal, eks ju. Mineraalaine. Nii et tsingirikas toit jälle loomne, nagu me ennem ütlesime, eks ju, on väga hea tsingirikas toit. Pähklites, seemnetes, kaunviljades, need on kõik lektiinide, fütaatide allikad, võib-olla selle, ütleme, toiduvaliku algfaasis, kui inimene alles hakkab ennast toetama. Need ei ole esmased, mida soovitada, aga pika peale ikkagi üht-teist võib sealt juba kasutusele võtta. Mis on veel seleen, eks ju, hästi oluline. Kuidas võtta seleeni? Võib võtta kindlasti lisandina juurde ka. Kuna Eesti mullad on ka väga seleeni vaesed, siis öeldakse nagu Soomeski soovitatakse kogu rahvastikul aeg-ajalt seleeni kuure teha, Eestis peaks olema täpselt sama soovitus. Seleen on selline hästi oluline mineraalaine, kuna seleen haldab hästi tugevalt keha detoksi mehhanisme. Et meil on olemas selline oluline, ütleme, ensümaatiline mehhanism, mille nimi on siis glutatioon S-transferaas, mis aitab kehast välja viia kõik võimalikke selliseid kräppaineid. Me seome selle nii-öelda ensüümi kaasabil siis asju glutatiooniga, mis on meie üks oluline rakusisene antioksüdant ja aitame kehast välja. Nüüd selleks, et see ensümaatiline mehhanism hästi toimiks, ongi vaja seleeni. Nii et meil on vaja seleeni ja seleeni me saame jälle, kust me saame? Lihast. Nii et selles mõttes praegu tundub, et see karnivoorluseks ju oleks hea mõte, aga siiski mikrofloora toetuseks ma ei saa seda nagu heaks kiita, et me peame ikkagi leidma neid taimi ka, millega toetada mikrofloorat. Ja kui me tahame väga täpselt nagu panustada lisandina, siis ma pigem ütlen, et tuleb vaadata üle ka need seleeni vormid. Väga palju on turul odavat, mitte hästi omastuvat seleeni. Kui me mõtleme, milline on see seleeni vorm, mida maksab pikalt kasutada, mida keha talletab, mis on stabiilne, siis selle nimi on L-selenometionin. Peaks siis kindlasti vältima selliseid vorme nagu naatriumseleniit ja naatriumselenaat. Et need on enamikes apteegi lisandites sees ja need on tõesti, neid isegi on võrreldud rotimürgi ka, et need ei ole head vormid. Keha ei saa neid varmalt ära kasutada ja kui räägitud üldse nagu seleeni lisandi toksilisusest ja vahel sellest ka, et seleeni võib nagu
noh, et see võib tulla kahjuks pigem kui kasuks seleenilisandi võtmine, siis alati on need uuringud tehtud just nimelt nende vormidega. Need on ebamugavad vormid kehale, me ei peaks neid võtma. Me tahame nagu toetada siis pigem nagu heade lisanditega. Aga Ecoshi oma on või? Ecoshil on L-seleenometianiin, õige vorm, jah. Nii et pigem kindlasti eelistada seda ja muidugi siis kus veel tegelikult leidub seleeni, seentes leidub, sibulas leidub seleeni, eks ju. Muna on väga hea seleeni allikas, aga nagu öeldud, autoimmuunhaiguste puhul vahel inimestel on munaga selline probleemsem läbisaamine, et mitte alati see ei sobi, siis tuleb jälle lähtuda iga ühe organismist, et muna on ka lektiinide allikas ja kui on probleeme, eks ju, antitoitainete talumisega, siis algul muna võib olla pigem vähem või üleüldse mitte ja sealt edasi vaadata. Nii et need on need kõige tavalisemad nagu defitsiidid, aga laias laastus ikkagi see lihtsalt see põletiku haldamine läbi võimalikult värske ja värvilise toidu. Värskelt valmistatud, mitte kaua seisnud toit on nagu hea toit ja värviline toit. Et kõik need sellised aed ja lehtviljad, mis sisaldavad rohkelt pigmente, on ju põletiku vastase toiduna meile teada, eks. Et põletiku langetav toit on värviline toit, nii et see siis tuleb igal ühel endal selgeks teha, et mida ta keha kannatab ja võimalikult värviliselt siis neid valikuid teha. Kas on mingid toitained, mida mitte süüa üldse nagu, suhkur on ju, töödeldud toidud? Alkohol kindlasti on üks nendest asjadest, mis tugevdab sümptomeid ja on ebamugav. Kui me autoimmuunhaigustest ja sellest lekkiva soole sündroomist räägime, siis on siin üks täiesti kindel toiduvalk, mis ei sobi. Ja teadaolevalt, kui see lekkiva soole sündroom meil tekib, siis meie sooletraktis suureneb ühe teatud spetsiifilise valgu kontsentratsioon. Selle valgu nimi on sonulin. See avastati aastal 2000 ühe väga tuntud, teada-tuntud sellise maailma tasemel siis arsti poolt. Ja seda sonulini kontsentratsiooni suurendab gluteeni tarbimine. See on näiteks üks, mis kindlalt põhjustab lekkiva soole sündroomi. Ja seda ma alati ka oma klientidele räägin, et võib ju mõelda, et meil on raske seda gluteenivaba menüüd pidada, aga kui me mõtleme, et me igapäevaselt tarbime midagi, mis lakkamatult laseb meie sooletraktil edasi lekkivana püsida, siis võib-olla me leiame seda motivatsiooni ja püüame toituda gluteenivabalt. Nii et see on kindlasti üks selline toiduvalk, mida võiks üleüldse vältida ja tarvitada siis pigem gluteenivabu teravilju, eks ju, et neid, mis sobivad. Et jälle kord, et päris sellise autoimmuunpaleoga see ei sobi, aga edasi ja inimestele, kes otsustavad autoimmuunpaleot mitte teha, siis pigem nagu valida kõikvõimalikke selliseid gluteenivabu teravilju. Milleks on ju mis? Tatar, gluteenivaba kaer, hirss, eks ju, quinoa, kas või amarant. Et need on, riis ja mais on ka tegelikult teraviljad, aga jah, et sealt saab siis valida iga üks endale sobivama valiku, et pigem ikkagi hoida menüü gluteeni vaba, kui et seda gluteeni sinna liiga sageli lubada. Jaa. Et täna on niisugune huvitav podcast, et ma algul ei küsinud, et kes sa nagu oled või nagu, aga et võib-olla paneme siia lõppu, et panime siin targa jutu maha ka siia lõppu, et miks inimene peaks sind usaldama. Ega ei peagi. Et nagu öeldud, et õpetaja tuleb alati siis, kui õpilane selleks valmis on, et igal ühel on meil omad sellised kurud ja autoriteedid. Et ma nimetan selle ametinimetuse ka ära, et integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja. Ja ma olen ennast ikkagi sellel samal sellise holistilise tervisekäsitluse ja kehakäsitluse teemal harinud siin circa 20 aastat. Et selles mõttes mul on ikkagi päris pikk selline karjäär ja nii-öelda
praktika selja taga. Ma olen õppinud Anneli Sootsi tervisekoolis omal ajal toitumisnõustajaks, aga sealt edasi tegelikult läks see teekond läbi kõikvõimalike selliste erinevate õpingute veel. Et praegu ma arvan, et minu pilt kehast on selline terviklik, selline sümbiootiline, kus ma saan päris hästi aru, kuidas asjad üksteist mõjutavad ja kui oluline on nii-öelda toitaine, erinevad toitained meie geeniekspressioonile ka, sest nagu öeldud, tänapäeval me ei räägi enam nii-öelda sellest geneetilisest determinismist või siis geneetiliseks kindlaks määratusest, et me oleme oma geenide ohvrid, vaid me pigem räägime sellest, kuidas erinevad keskkonnamõjurid käivitavad meie erinevad geenid, kuidas nad pärsivad neid või vastupidi aktiveerivad geeniekspressiooni. Ehk siis sellisest niinimetatud nutrigenoomilisest perspektiivist lähtuvalt mul on ka väga palju know-how'd, mida ma saan ära kasutada, kui ma kliente nõustan. Et need on sellised põnevad teemad ja lihtsalt ka, et kuna teema mind huvitab ja ma lakkamatult õpin ja arenen lisaks, et siis võib-olla võib kuulata ka seda, mida mina räägin teiste nagu terapeutide ja autoriteetide kõrvale, et miks ka mitte. Ja sa pakud teraapiaid on ju, et kui kellelgi on toitumine lappes nii-öelda, et saavad tulla ja juhiseid. Mul endalgi tegelikult oli tunne, et sooviksin tulla, et selle psoriaasiga natuke nagu vaadata nagu. Jaa, miks mitte. Ja, aga natuke veel toidulisandite kohta veel, et kuidagi, et ma tunnen, et me võtame tänapäeval nagu nii palju asju ja nagu kõik tšaagad ja asjad ja nagu niuke tunne, et kõike on vaja võtta nagu, et on endal ka olnud niuke periood, et nagu kõik asjad on olemas ja nagu kõike võtad ja nagu kas seda on nagu vaja või nagu jah. Et nagu öeldud, produtseerime lihtsalt seda liiga kallist pissi sõna otseses mõttes, eks ju, et kas on vaja. Väga paljudel klientidel on ka nagu öeldud see toidulisandite surnuaed, eks ju, kuskil riiuli peal, et jälle, et keegi turundab hästi ja sul on tunne, et täpselt sul see asi oli veel puudu, eks ju, et täiuslikust õnnest, et nüüd kohe hakkab, nagu läheb kõik nii palju paremaks. Et tegelikult jah, et siin on nagu moeski võiks öelda, et vähem on rohkem. Less is more. Et pigem nagu need toidulisandid võiksid olla tõesti ajal, kui me neid vajame. Lihtsalt lakkamatult midagi tarbida ei ole vaja, aga teisest küljest ma jälle ütlen, et meie tänapäeva sellise stressiga tembitud keskkonnas meil ongi nagu suurem vajadus. Sellepärast, et me ei saa enam toidust nii palju neid mineraalaineid ja vitamiine ja me ka kaotame läbi selle kroonilise stressi rohkem, eks ju, et me ei oska ennast nii hästi enam lõõgastada nagu vanal heal ajal võib-olla inimesed ja me tegeleme rohkem selliste tubaste töödega, et või tegevustega, et me ei satu ka nagu sellisesse meile omasesse looduskeskkonda, et organism vajab tasakaalustamist. Seetõttu võib-olla ikkagi sellised head kvaliteetsed, tõesti rõhksõnal kvaliteet. Head kvaliteetsed lisandid on ikkagi nagu igati hea mõte, aga kuidas neid valida nii, et me ei astuks ämbrisse, et me ei satuks vihma käest rääst alla, et me tarbime midagi, mis ei imendu, mis tekitab mingi lühise meie kehas vastupidi, ma ei tea, midagi läheb millegagi vastuollu, eks ju, hea ütleme selline näide on siinkohal multivitamiinid, et tavaliselt öeldakse, et see on nagu midagi, mida sa võtad, millest tegelikult kõik neid asju on seal nii väikeses koguses, siis on veel lisaks veel seal igasugust scrappi ja mingisuguseid lisa- ja täiteaineid ja lõpuks kokkuvõttes on see, et küsimus on, et lihtsalt me oleme nagu võtnud midagi, millest polnud mitte millekski kasu, et miks seda asja üldse teha. Ja pealegi on seal mingisugused konkureerivad ained nagu raud ja kaltsium, mis ta põhimõtteliselt nagu neutraliseerivad üksteist ja mida me ei saa nagu nii kätte, eks, et miks seda siis vaja on, et pigem nagu selline väga selline nagu läbimõeldud, analüüsitud valik oleks see, mida me tahame
ma toon ühe võib-olla sellise põneva lisandite sellise näite on adaptogeenid. Need on tõesti nagu midagi, mille kohta iga inimene võiks ise uurida, natukene sisse vaadata neile, sest meie sellises väga stressirikas elus adaptogeensed taimed ja lisandid tervikuna on sellised, mis võtavad sealt, kus on liiga palju ja panustavad sinna, kus on liiga vähe. Sest kuna me pidevalt nagu tahame natuke moduleerida seda oma üldseisundit, et toetada nii seda närvi kui immuunsüsteemi kui hormonaalsüsteemi, siis adaptogeensed taimed ja lisandid on sellised asjad, mida me võiksime pigem rohkem tarbida. Siin on ka nagu väga erinev kollaaž, et me saame sealt valida mida iganes, mõned sobivad, mõned ei sobi, vaatame, mis meid kõnetab. Ja võib-olla teine selline hea grupp on, mida võib ka nimetada adaptogeenideks, on meditsiinilised seened. Eks ju kõik need alates korditsepsist, lõvilakast, mis on eks ju hästi tavaline selline kognitiivse võimekuse toetaja. Aga miks mitte reishi, miks mitte kalkunisaba, eks ju, mis on hästi hea naistele just. Et sellised meditsiinilised seened ka, miks nad on ülihead, on lihtsalt see, et nad sõna otses mõttes panustavad meie ATP tootmisse. Nad tõstavad organismi hapniku sisaldust, nad nii-öelda käivitavad meie immuunregulatsiooni, paremini optimeerivad seda. Et selles osas võib-olla pigem nagu selliseid põnevaid lisandeid mingisuguse mõttetu multivitamiini asemel ja supertoidud, eks ju, mis on lihtsalt nagu toitaine tihedamad toidud, mida me võib-olla ei ole osanud siiamaani ära kasutada, rohkem vürtse ürte, rohkem mingisuguseid selliseid jõulisi toetajaid läbi toidu ka, et jah, võib-olla nendel on isegi suurem mõte kui mingisugusel crapil multivitamiinil, mida ma üldse ei fänna. Spinatit on mõtet süüa? Oleneb, kui on kalduvus neerukividele, siis võib-olla ei ole mõtet. Aha. Kui sa tahad hirmsasti rauda saada, siis võib-olla ka ei ole mõtet, sest seal on palju oksaalhapet ja rauda sa tegelikult sealt eriti kätte ei saa, kuigi seda promotakse rauaallikana. Aga kui sa tahad, kui sul on kõik muu moel nagu korras ja sa tahad lihtsalt tumerohelist lehtvilja ja selle nagu kogust tõsta menüüs, mis on väga hea, sest see aitab veresooni sõna otseses mõttes ja verd paremini voolata, kõik, mis puudutab tumerohelisi lehtvilju, siis absoluutselt söö spinatit. Aga mahetoidud, et muidugi need on väga kallid, on ju, kõik teame, et ulme, aga ikka võiks mahe olla, on ju, võimaluse korral. Absoluutselt, mina olen küll veel see kaunis hing, kes loodab ja arvab, et mahetoit on tegelikult ka mahe. Et ma olen küll kohtunud inimestega, kes ütlevad, et see on BS, et tänapäeva maailmas, kus kõik on nii reostunud ja tõesti me teame, et glüfosaat ehk siis see väga toksiline, mürgine, kantserogeenne taimekaitsemürk on nii vihmavees kui meie põhjavees, et mida sa seal siis, eks ju, võidad. Aga siiski arvestades kõike seda, kui palju mahetootjad vaeva näevad selleks, et oma toitu kaitsta ja kasvatada, et mina endiselt arvan, et mahetoit aitab meid säästa nii paljudest inetutest toksilistest ühenditest, mida tavatoit sisaldab. Et taimekaitsejäägid ju teatavasti ikkagi toidu sisse jõuavad. Et mina küll väärtustaks seda mahedat valikut, et nii palju, kui kellegi rahakott just võimaldab, et kui on võimalik vürtsid, ürdid, pähklid, sellised seemned, sellised eriti kontsentreeritud sellised toidud kindlasti võiksid olla pigem mahedad ja siis edasi teeme veel seal nii palju võimaluste piires siis neid valikuid maheda poolt. Jah, et kui alkohol ja kõik muu jama välja jätta, et tegelikult jääb raha üle küll, et seda kvaliteetset toitu endale lubada, suhkur välja jätta ja kõik need. Aga kalade kohta ka, et Läänemeri on juba suht reostunud, on ju. Et kui ma lähen kalapoodi, ma ikka üldjuhul proovin leida mingi Lämmijärve, Peipsijärve, Võrtsjärve, mingit kala, et kas nende raskemetallidega ka peaks nagu vaatama või kuidas sellega?
No tavaliselt, kui ma nõustan kliente, siis ma alati pakun pärast ka siis kokkuvõtte sellest, mida me räägime. Ja seal on alati mingisugused kindlad sellised stammlaused sees. Ja üks nendest on alati see, et võimalusel vältige pigem tuunikala ja siis ütleme sellise tavakaubanduses müüdavad seda lõhet, eks ju, mis on ilmselgelt nagu kuskilt Norra lõhefarmist pärit, odav ja väga kahtlase rasvahappelise profiiliga teatavasti, et see omega-3 tase on selles lõhes mitte kõige parem. Et kindlasti, kui on võimalik panustada, siis pigem nagu nendele väikestele kaladele, sest nagu öeldud, eks ju, et seal on ka see, et mida suurem kala, seda rohkem seda toksiinide kogunemist, sest suurem kala sööb väiksemaid kalu ja väiksemate kalade toksiinid kogunevad suurtes. Ja mida ma veel kala valmistades alati toonitan, on see, et jätkem palun see alumiiniumtoksiline foolium kasutamata. Sest kui me võtame selle rasvase kala, on see forell või siis mõni lõhe või noh, mis iganes selline rasvasem kala näiteks ja mässime ta sinna alumiiniumpaberisse sõna otseses mõttes, siis teatavasti sealt kuumuse mõjul see alumiinium sinna rasvasesse koesse ka jõuab ja me sööme selle omale sisse. Ja alumiiniumit, mis on väga toksiline kergmetall, on ikkagi meie kehades ka tänapäeval hästi palju rohkem, kui olla võiks. Teatavasti see põhjustab väga tugevaid neuroloogilisi vaevuseid ja selliseid neurodegeneratiivseid haiguseid, eks. Et kus vähegi võimalik, võiksime nagu seda kokkupuudet vähendada ja ära hoida. Et selles osas mina olen ka ikkagi Eesti ja väikeste kalakasvatuste fänn, et ja väikese mõõduliste kalade fänn, et ikkagi pigem sellised pisikesed. Aga mida ma ikkagi olen hakanud pigem rohkem soovitama viimasel ajal on ka siia lõhe ja mis on siis tursk, eks ju, ja anger ja võib-olla, kui seda veel kuskil keegi kätte saab. Need on need sellised omega-3 kalad, noh, makrell, eks ju ka, aga sardiinid, mida eestlane saab kätte ainult kahjuks konservis, eks ju. No ma olen tegelikult ka külmutatud kujul näinud seda ühes kindlas poes. Et sardiinid on ka sellised omega-3 kalad, mida eestlased võiksid rohkem süüa, juhul kui nad on konservis, kus on lihtsalt nagu kas vees, eks ju, või mingisuguses õlis, siis tegelikult need on ka igati nagu eesrindlik omega-3 vorm ja veel üks lisaklausel, sardiinid on väga head kreatiiniallikad ja kreatiin on omakorda meie väga oluline selline lihaste ja kiire energeetikaga kudede jõustava. Nii et kreatiini rikas ongi see väike kala ka, nii et me võime tegelikult vahel mõelda, et enam-vähem sellest ühest väikesest sardiini konservist me saame päris kena kreatiini koguse, nii et me oleme terveks päevaks varustatud. Miks mitte ka natuke horisonte laiendada ja selliseid teisi kalu võtta menüüsseks. Mul enne meie üks küsimus õhku tuleb nüüd tagant järgi meelde, et kui kaua seda autoimmuun paleodieeti teha, et enne mainisin, et mitte liiga pikalt teha, aga et kui pikalt teha? No tavaliselt ikkagi soovitatakse selline 4-6 nädalat, vahel teevad inimesed seda ka kauem, väga sageli saavutavad sümptomite remissiooni mineku sellel ajal, aga siis tuleb ikkagi nagu hakata ääri-veeri neid teisi asju jälle tagasi tooma, mida keha paremini kannatab. Ehk siis seda nimetatakse eliminatsiooni provokatsiooni testiks, kui me algul jätame nii palju asju välja, siis me edasi hakkame organismi rahunedes, immuunregulatsiooni paranedes, neid endiselt välja jäetud asju uuesti nagu niimoodi tagasi vaikselt võtma ühe kaupa, provotseerides, vaadates, mis sõnumeid keha saadab ja kui keha ütleb, et kõik on chill, mingeid reaktsioone ei teki, võtame selle ettevaatlikult, hakkame seda nagu tagasi võtma, et niipidi see käib. Milline hoiak on sul meditsiinimeediumiga, et oletame, ta ütleb, et muna on ju, et pigem täiesti out on ju, et tekitab mingeid siis neid, mida iganes on ju, et mis sa arvad sellest? Ütleme nii, et ma ei ole fänn. Ütleme nii, et seal on väga palju, mis on okei ja integratiivse meditsiini soovitustega kõlksub kenasti kokku.
ja väga palju, mis on selline liigne fookus teatud ühel viirusel ja liigne fookus teatud üksikutel sellistel probleemsetel toitudel, et ma pigem sellist foobiat külvata ei soovitaks muna suhtes samamoodi, et meie kehade võimekus erinevaid toite taluda on ikkagi nii meis kinni, et me ei saa selliseid laia joonega soovitusi nagu anda kogu inimkonnale, et muna on kõikide hädade allikas ja Epstein-Barr on jälle teistpidi kõikide hädade allikas, et selles mõttes inimene, kes tahab horisonte laiendada, palun väga, las ta loeb ja uurib, aga ma pigem liigitan ennast mitte fännide hulka selles osas. Kuhu maailm üleüldiselt liigub? See on niisugune ümmargune küsimus, et sa võid nagu anda sellele ükskõik millise vastuse. Tahaks öelda, et ma olen selline positiivse loomuga, aga mure on tegelikult suur, ütleme siis nii. Et praegu ma kõige rohkem muretsen AI nii-öelda pealetungi pärast, et see on midagi, mis mind kohutavalt muretsema paneb. Aga ja laias laastus kõik need muud sellised õudused ja sündivuse vähenemine, rahvastiku vähenemine ja teiselt poolt nagu jälle selline ütleme tervisekäitumise halvenemine, et samas nii palju teadlikkus on tõusnud mõnel, aga mõnel jälle tundub, et nagu see inforuum ei olekski meil kõik üks ja see sama, eks ju, et nagu üleüldse mitte mingit adumist ei ole, et mis on hea või siis ka teisest küljest, et kuna kõik on nagu nii pekkis nii öelda, et siis lööme käega ka, et kui on see trumm läinud mingi pulgad ka, et siin ei ole nagu enam midagi päästa ja nagu nii oleme siin allakäigu trepil, maailmaga tervikuna. Et selles osas mina arvan ikkagi, et see sellise hea energianivoo ülalhoidmine või kas või sellisesse, kuidas ma ütlen, kollektiivsesse alateadvusesse panustamine meie kõigi poolt on oluline, et mida rohkem me suudame pigem nagu külvata sellist optimistlikku nooti, mitte kogu aeg rõhuda selle negativismi ja halvustamise ja meeleheitega, et see ikkagi aitab, et keskendume ise endale, ärgem otsigem nii palju vigu kõiges selles ümbritsevas, püüdkem ise ennast vormida võimalikult täiuslikuks, tehkem perfektseid valikuid meie võimaluste piires ja siis võib-olla see üleüldine selline maailma olukord ka paraneb, et nagu öeldud, et sa tahad muuta maailma, siis muuda ise ennast, eks ju, et niimoodi ma arvan, et nii ongi õige. Nägin hommikul, et Kennedy ja Trump midagi seal teatasid, et nemad hakkavad uurima nüüd autismi ja vaktsiinide omavahelist seost. Et ma ei ole nagu Trumpi pooldaja või ma ei jälgi poliitikat, ma ei tea täpselt, aga nagu äge, et midagi nagu juba toimub, midagi hakatakse nagu välja ütlema ja ma arvan, et Kennedy on nagu oma perekonna juurde pidi juba väga aus inimene nagu, et äge, et midagi toimub, kuhugi suunas nagu liikumine toimub. Tegu on kindlasti äärmiselt põhimõttekindla inimesega, et minul on ka suur lootus, et äkki sealt poolt läheb lahti see nii-öelda avalikustamine ja see probleemi tuumani ja põhjusteni jõudmine, et me mitte pelgalt ei ütle, et see ei ole nii, vaid me ütleme, et kuidas see siis on ja uurime ka ja teeme vastavad uuringud, et välistada, eks ju, üht või teist tegurit, et mul on ka suured lootused Kennedil. Aga sildistame ja ütleme, et on uhuu ja... Aga seda me ju ei tee, eks ju. Me oleme analüüsivõimelised inimesed, et siis me ikkagi pigem nagu ütleme, et uurimine on hea ja kvaliteetsete teadustööde tegemine on hea ja kui seal on neid tegijaid rohkem, kes seda vaatavad võimalikult nii-öelda seda tervikpilti, mitte lihtsalt ei ole kinni nendes vanades dogmades ja stampides, et see on ainult vesi meie viskile, et arvan küll. Jah, see oligi rohkem nagu irooniaga Karmen Jollerile suunatud, et nagu kõik on uhuu ja kõik on vale ja et aga ei, loodame, et siin ka ikkagi liigume kuhugi suunas ja aga ei, äge,
väga-väga tänulik olen sulle, et tulid täna ja jagasid, et ma arvan, see toitumise teema on niuke üks olulisemaid teemasid üldse nagu tervise valdkonnas nii-öelda. et, et äkki võtame selle jutu kuidagi kokku, et siis ongi värviline toit, on ju, natuke liha, kala, mingeid lisandeid, teha mingi vereproov, on ju, vaadata, mis on puudu ja juua vett, mineraalaineid ja põhimõtteliselt nii ongi, on ju, puuvilju, natuke on ju, võib süüa, on ju, no või noh, nagu, et mitte üle pingutada, on ju. Absoluutselt. Et mingi päev nägin, et jagasid arbuusi kohta, on ju, ma suvel iga hommik sõin arbuusi ainult, väga mõnus oli, et on soovitatav, on ju, aga talvel siis mitte süüa, on ju. Nojah, jälle, et see eestlasele tõesti nagu soovituslik, et söö neid toite, mis on sinu 50 kilomeetri raadiuses, eks ju. Et siis võib-olla ka oleks natukene liiga kitsas meil see tänapäeva sellise paljususe nagu keskkonnas, et tahaks pigem ka, et saaksime nagu igasuguseid asju. Aga selle endise nagu kokkuvõtte juurde tagasi tulles ma ikkagi jälle toonitaksin, et igaüks meist toitume nii, et meie unikaalsed vajadused oleks rahuldatud. Et ei mingeid reegleid, igaüks teeb nii, et tema nii-öelda keha on hea, organismil on piisavalt energiat, magame hästi, liigume aktiivselt, mõtleme häid mõtteid ja kui see tasakaal nii-öelda meile vastu vaatab, et siis me olemegi häid valikuid teinud, et võime olla kindlad. Ja aeg-ajalt paastumine ka on ju hea. Absoluutselt, jah. Aeg-ajalt paastumine on väga hea mõte, aga ütleme nii, et sellist pikka paastu 40+ vanuses enam ei soovitata, et see maksimum paast võiks olla kuni 36 tundi, kui teha selline pikem paast. Et pigem soovitan sellist hästi koordineeritud vahelduv paastu, kui et selliseid meeleheitlikke, selliseid päevi kestvaid paastulaagreid, et 40+ naistele eriti enam ei saa selliseid asju soovitada enda tänapäeva teadmiste valguses. Ja kas on paastumisel ka, et näiteks et talvel mitte teha külmal ajal või ei ole nagu vahet? Ja võib-olla meil siin nendest tingimustest on jah raskem võib-olla, et ikkagi see energiavajaduse katmiseks on eks ju parem seda teha soojemal ajal või soojemas kliimas siis. Aga ütleme nii, et see kõige tavalisem vahelduv paast ei kujutagi endast midagi muud kui lihtsalt normaalset söömist. Et 11 tunni jooksul sööme, 13 tundi puhkame söömisest ehk siis paastume. Ja see on nagu selline kõige algelisem immuunregulatsiooni võti üldse. Ehk siis me kogu aeg ei kuhja ennast liigse toiduga üle, me laseme vahepeal oma sooletraktil rahuneda, puhastuda ja siis alustame uuesti. Aga kuidas sina sööd, et mis kell sinu esimene toidukord on? Mina püüan süüa ikkagi päeva esimesel poolel oma esimese toidukorra, et ütleme selline 10-11 paiku ma juba olen söönud. Aga vahel, kui üleüldse mulle ei sobi hommikune söömine, siis ma ikkagi alustan ka vahel alates 2. Nii et ma olengi hästi selline liikuv oma vahelduv paastu tehnikas. Naistele üldiselt soovitatakse hommikul pigem süüa kui mitte süüa ja õhtul varasemalt lõpetada söömine kui vastupidi. Aga nagu öeldud, elu tuleb vahele ja alati meil ei ole võimalik teha neid kõige paremaid valikuid, et siis me teeme just nii, nagu mugav on, eks ju, peaasi, et enam-vähem nagu ikkagi selle toidu sellise akna sisse mahuksid ära need toidukorrad. Aga enne magama minekut on ju mitte süüa. Mingit uuringut ma olen näinud, et mingi pool lusikatäit mett või midagi, et seda kortisooli nagu alla viia. Kas see on nagu mõistlik? Ei ole. Vastu ööd süüa süsivesikuid ei ole mõistlik, et ikkagi see 3-4 tundi peale viimast toidukorda võiks olla pigem rahumajas. Hea oleks juua teed. Tee täidab väga hästi kõhtu. Väga sageli me ei taha tegelikult ilmtingimata süüa, me lihtsalt otsime midagi head. Et see tee tegelikult
tekitab sellise täiskõhutunde, ürditeest siis räägin, see ei pea olema must tee ega roheline tee, lihtsalt mingi hea ürditee, rahustav võib-olla, tekitab sellise maandatuse ja täiskõhutunde ja meil lähevad need cravingud või need sellised sööstud ära, et me kindlasti peame midagi suhu toppima. Et tegelikult ikkagi sooletrakt tahab öösel rahuneda, et ei ole mõistlik minna täiskõhuga magama või värskelt söönuna kohe voodisse. Aga millised teed on soovitatavad? No mina soovitakski ikkagi jälle selliseid ürditeesid, mis on äkki tsistuse tee on minu lemmiktee, sellest ma olen hästi palju rääkinud. Siis kõikvõimalikud sellised piparmünditeed on lõõgastavad, melissitee, eks ju, on lõõgastav, kummelitee on sedatiivse toimega, sõna otseses mõttes panustab unne, eks ju. Et võib-olla jah, selliseid rahustavaid eestimaiseid teesid või ka selliseid natuke põnevamaid, et mis kellelegi just meeldib, et pigem jah, pigem juua enne und kui süüa. No väga hea, ma arvan, et tuli hea saade täna. Noh, super, siis ma olen ka rahul, kui sulle nii tundub. Et kuulajatele ka, aitäh, et kuulasite. Soovime, et oleksite terved ja õnnelikud ja et jagage neid teadmisi edasi. Võib-olla kellelgi on vaja seda saadet kuulata ka, et võib saate lingi neile ja kui tahad kanalit toetada, võid panna ka jälgi või subscribe, võib-olla ka natuke aitab seda sõnumit liigutada ja kes muud moodi toime ei tule oma toitumisega, saab Liisi juurde minna. Olete teretulnud. Jaa, nii et mõnusat olemist teile. Aitäh, tšau! Aitäh!